Jumalale. Jälle siis on see rahvas kogunenud, kes on põnevil Jeesuse üle. Ma olen ka mõelnud, et küll on vahvad, kui tulla kokku sellise rahvaga, kellel on kogu aeg üks põnevus Jeesuse kohta. Ja mis on see muu eesmärk, kui Jumala rahvas koguneb, kui et rääkida temast. Nii et see on halleluuja. Ma tuletan meelde siin võib-olla mõningates kirjakohtades siin tahan rääkida siin alguses, et mäletate, kui jüngrid olid koos Jeesusega ja siis Jeesus küsib jüngrite käest sellise küsimuse, et keda inimesed ütlevad mind inimese poja olevat. Ma ei tea, me liigume ka selles maailmas, me kuuleme ka, mida kõike Jumalast arvatakse. Seda pidi ja teist pidi ja kolmandat pidi. Igal ühel nii palju inimesi, nii palju arvamusi. Võiks niimoodi väljendada. Sest igal ühel on nii-öelda see oma arvamus asjast. Ja aga vaata, see on, kuidas Jeesus spetsiifiliselt läheneb oma jüngritele ja ütleb, aga teie, sina konkreetselt, keda sina ütled mind olevat. Ja vaata, nüüd ongi see lugu, et varem või hiljem tuleb see kord meie kätte, kus me peame andma tunnistust tema kohta. Kes tema minu elus on. Varem või hiljem tuleb see aeg kätte. On ju, on väga palju inimesi, ütleme, palju, et kes usuvad, sellepärast, et kõik usuvad. Mõistat on ju. Aga see tunnistus, deklaratsiooni esile toomine, kes on Kristus. Ja vaat selleks meiegi oleme täna kokku tulnud, et kes on tema. On konkreetselt sinu ja minu elus. Sest me temast räägime ju. Ja kui nüüd Peetrus annab siis selle tunnistuse, ütleme niimoodi, on öeldud küll Siimon Peetrus, kes oli siis, me peaksime nendest piltides ka liikuma, kes oli see öötsuv või kõikuv pilliroog, kuidas tema annab tunnistust asja kohta. Ja siis, kui Jeesus, ta on tunnistuse ära andnud suhtes isaga, kui sa vaata vaimselt seda asja nagu, et ta annab suhtes isaga seda tunnistust, siis mida ta ütleb? Nüüd oled sa kalju. Ühtäkki, sekundi vältel. Ei mingit ettevalmistust, ei mingit õppimist asjaks, ei mingit harjutamist asjaks, on ju. Korraga sa oled Kalju. Tore Eesti poisslapse nimi, Kalju. Ma sain ilmutse praegu. Ja vaata ütleb, ja sellele Kaljule ehitan ma oma koguduse. Muidugi me jälle peame sisse tooma selle, tolle ajastu konteksti Petra või see Peetrus või see Kalju, millele ta ehitab. Aga kui eesti keeles rääkida, sina oledki see Kalju, on ju. Ilus poisslapse nimi, Kalju. See on Kristus. Aga nüüd Jeesus küsib seda tunnistust isiklikult sinu ja minu käest. Ja vaat kui hea on täna mõelda see, mida isa on mulle ilmutanud. Ja mäletate ka apostel Pauluse kohta, mida Paulus ütleb? Ma jagan teiega seda, mida taevas on mulle ilmutanud. Mitte tasandit liha ja veri. Lihas ja veres on ka oma mingid pildid olemas. Ja kes uurivad ja püüavad neid leida mingisuguseid kooskõlasid ja nii ma mõtlen heebrea keele tasandil ja siit piiblist ja kokku panna asju, leiavad ka ühte teist. Aga kui oluline on täna see, et sinu isiklik tunnistus baseerub sellel, mida taevas sinu ellu on toonud. Ja see, mis on sinu ellu toodud, on see, mis kannab edasi sinu elu ja see, mis saab olema Kalju sinu elus, millele sa baseerub. Ja ma ütlen, seda Kaljut ei liiguta mitte miski. Mitte keegi. See on isik. See on elu. Tead, see on nii hea öelda. Me vahel ei julge neid väljendusi võib-olla väljendada. Aga teate, meie elu on valguse paistus siin maailmas.
ma ei tea, usud sa seda või ei usu? Usun täiega. Halleluuja, see on kõik korras. Ta ütleb ju, et tegelikult sina ja mina oleme selle maailma valgus. Kuidas sa oled maailma valgus? Kristus, sinu elu on seda. Sul ei ole teist elu väljaspool Kristust. Kas sa näed, et nüüd sina oledki see Kristus, Messia või see elava Jumala poeg, nii nagu oli selle sama Kalju tunnistus oli. Kalju tunnistaski seda. Aga see on nüüd isaga koos kõlas. See, mida isa ilmutab ja näitab ja räägib. Ja see, mida alati isa teeb, teate, see on kõiksest kõige parem. Nii et, halleluja, kui Jumala rahvas tuleb kokku, siis nendel on alati üks huvi, üks eesmärk, üks põnevus. See kõik tiirleb tegelikult Jeesuse isiku ümber. Usud sa seda? Usun. See on nii tore, et on usku jäi. Ja me saame rääkida, vaadake, see annab meile selle naudingu. Iga sõna, mis avaneb minu elus, annab naudingu. Annab selle poweri või selle liikumise, annab selle jõu, annab selle väe, annab selle käivituse minu sees. Ja tead, kui Jumala rahvas kokku tulevad, hakkavad Jeesusest rääkima, siis on lihtsalt võidmine, tema omast võtab ja meiega jagab. Usud seda? Näiteks kui Jeesus ütleb ka, kui te isegi lähete kohtut ette, te ei tea, mida tuleb teil öelda. Just selle, mul tuli meelde, see kuulasin just siin üleeila seda, mis ta on, Svetlana, seda Pogalju Piive, üks vahva naine Saksamaal. Isa türklane, ema venelane, ta on ise paljude keelte nagu oskaja ja rääkis sellest, ta ütles ka seal, nendel algab see uus piiblikooli ehitus ja see asi seal, just nüüd seal viimasel teenistusel tõi selle välja. Ta ütles, et mis te arvate, et kas ma olen kergest elust läbi läinud. Kas te olete teda kuulanud? Jaa, oleme. Olete? Ta on Peterburist ju. Ma ei ole. Palju piiva. Pogolju Piivaja ei ole. Tema on nii, et temal on vist isa türklane minu teada ja ema pool on nagu venelane. Aga ta ise nagu, ma ei tea, vist toimis nagu giidina või tõlgina või ütles midagi viiti keelt valdab seal ja aga ta rääkis just oma elust ja siis nad hakkavad uut piiblikooli ehitama ja siis tegi nagu sellise üleskutse selliseks, et on nüüd vaja raha annetada. Tema on selline naine, mulle meeldib tema selline hoiak tema sees, et ta on kõik ilmutuse kaudu endale asjad vastu võtnud ellu. Teen ühe külje pealt. Ma ütlen, et sellisel inimesel ei ole nagu justkui võimet jagada mitte kellegi mitte midagi. Ühe külje pealt, sa ei saa mitte ühelt inimeselt, sa ei saa endale nõusolekut või kooskõla. Sa saad ainult välja käia jätkuvalt asju, mida Jumal ütleb. Ja see, näiteks Jumal ütles talle ka selles kohtumises, või kui ta päästetud saigi, see oli ka vahvad, kui Jumal ütles talle, sinu nimi on Pogalju Piivaja. Ja tuli minna ja oma elu või nimi ära muuta ja nüüdsest peale ma olen Jumala armastaja ja siin ei ole mitte midagi teha. Jumal väljendab ennast läbi minu ja siis ja edasi, mis Jumal rääkis talle, see pakistani keel ära õppida, sest ma saadan sind sinna ja lähed ja kuulutad seal ja lõpuks ta jõudis kuni parlamendi liikmeteni välja seal kuulutusega, et luua siis sidemeid juba parlamentide tasandil Saksamaa ja Pakistani vahel ja tead need asjad, ta ütles ka, et seda nagu ei usuks keegi kõrvalt. Aga et sa oled ise nende asjade sees ja sa ise näed ja kuuled, mida Jumala vaim minu sees teeb. Ja see oli päris huvitav seda kuulata. Ja see, mis ma nagu tahtsin temast öelda, ta ütles väga huvitavalt, et ärge arvake, et ma tulin kergest elust välja. On ju, kui tema läks vaatama ühte ristimise teenistust ja kui Jumal talle sisse sõitis ja temal ennast korraga ilmutas seal, ja rääkis talle asjadest, mis olid täiesti, võiks öelda inimlikult utoopilised, aga hiljem see kõik on teostunud, nii on läinudki. Sest ta lihtsalt oli kuulekas. Ja siis oli, mis peale seda juhtus, kui ta andis oma elu Jeesusele. Vaata, me arvame, et elu läheb nagu väga ilusti nagu, kuidas öeldakse, ülesmäge või. Me loodame seda. Aga siis ta ütles, et siis 7 tema kõige lähedasemat sugulast andsite kohtusse.
et see inimene on lihtsalt hull. No ta enam muust ei räägi, kui räägib Jeesusest. On ju? Ja siis asi läks seal Türgi kohtusse, te teate, moslemi riik, ega asi kerge ei ole seal. Ja siis ta istus vist seal, nagu ta mainis midagi, 5,5 aastat vist istus kinni ka. Aga ta ütles, et kui te oleksite näinud kohtuistungit, mis toimus kohtuistungi ajal, see on nagu raske ette kujutada. Ta ütles, see oli tõeline jumalateenistus. Ta seletas kogu kohtule, te tulete minu vastu, kas te olete üldse piiblit lugenud? Kas te üldse olete tuttavad, mida Uus Testament räägib? Kas te teate üldse, kes Jeesus on? Ja ta hakkas rääkima kohtul üldse, kes on Jeesus. Ja ta ütles, et see oli nagu üks õnnistus teise otsa. Ja tõesti, ma ütlen, kui te seda nagu naist kuulate, ma ütlen, ta on tõeline jumala naine, kes ainult käib välja seda, mida vaim räägib. Ja temaga sammu pidada, noh, ega sa nagu ei saa, sest sa pead jumalaga sammu pidama. Ja, aga see on selle poolest nii vahva, et millest ta läbi läks ja ta ütles, ma nägin ainult jumala imesid, ainult imest imesse. Ja ütles nüüdki see, ma ei tea, kui selles summas nad selle piiblikooli või selle nüüd ehitavad seal endale Saksamaal, aga ta ütles, tema nägemus on, millest talle Jeesus rääkis. Üle Euroopa tulevad sinna inimesed õppima jumala sõna. Ja seal on ilmutuse baasiline. Teate, see on, kui väärt asi, kui sa täna mõistad seda, et mis tähendab väärtus, sina oled Kristus, elava jumala poeg. Seda ei ole sulle õpetanud kirik. Tead, mis on üldse huvitav? Paljud ütlevad, noh nagu ütlevad, et kes on kristlane? No kristlane on see, kes kirikus käib. Tead, noh, vahel peaks inimeste kohta ütlema ka huvitavalt, see, et sa veel auto garaažis ei ole sa veel auto selle pärast. Aga niimoodi inimesed arvavad, et sa kirikus käid, oled kristlane. Tegelikult asi on see, et Kristus sinus elab. Oled kristlane. Üks põhjustab teise. Sina ei põhjusta kunagi seda, et olla kristlane. Tema põhjustab selle, et sa oled see, keda tema ütleb nüüd, et sa oled. Ja nüüd on see, et sa oled ilmutuse saanud temalt. Vaat nüüd oled sa tema järele hull, lihtsalt heas mõttes öeldes. Vaadake, kui selle vana lepingu ajal inimene, et ta kohtuks jumalaga, pidi templisse minema. See oli vana testamendi aeg. Sa pead olema jumala suhtes õiges kohas, et kuulata jumala häält. Aga nüüd ütleme, kus on Uue testamendi ajal ole õiges kohas? Minu sees. Tema tuli ja tegi oma elu, oma telgi või oma selle usuhoone minu sisse, et mina oleksin nüüd see teenistus, kus tema tuleb ja astub esile. Teate, need on natukene asjad vahel, mis on meile nagu vahel kuidagi, aga ütle, milline ilmutus piiblis, kes omas ilmutust Jeesusest, ütle, milline see oli inimlikult öeldes normaalne. Mis asi on siin üldse normaalne? Inimlikus mõttes jälle ma mõtlen. Aga meile, usurahvale, on kõik normaalne. Saate aru, me elame ühes väga huvitavas, kuidas ütleme, elus. Et me ei ela enam elu, kus on ära lõpetatud vana Aadam. Me elame uut elu, kus elab Kristus. Ja nüüd me peame rääkima elu läbi Kristuse. Ma ei saa siin mitte midagi vähemat ega rohkemat kui ainult seda, kes on tema. Küll, et mis siis, et ei näe ka kõike veel, mis siis, et ka ei tunneta kõike veel. Ja mis siis, et noh, me kõik oleme kusagil teel. Lohutame endid sellega, aga meie loomus on täiuslik. Meie potentsiaal, mille ta meile on andnud, ongi tema ise. See leping, mille sees me oleme, on tema leping, tema tehtud. Tema on ühendanud meid ise endaga selles lepingus. Meie ei palunud seda. Tema kinkis selle. Mina ei palunud päästetud saamist.
aga kui tema ilmutas ennast, siis ma olin päästetud. Tagajärg on muidugi see, et tegime päästepalved ja asjad ja niimoodi, noh, saime ristitud ja kõik oli halleluuja, kõik läks, tore oli, on ju. Aga seda mõistes alus on see, kuidas sa oled kohtunud täna Kristusega. Ja tema on see, kes ütleb, ja sina oled nüüd see linn, kes on mäe otsas. Sina oled nüüd küünal küünle jalal. Ja kõik tema pärast. Kõik on tema lepingu väljendus. Mida tema oma isaga on teinud, nüüd meie oleme saatuse kaaslased. Tema saatuse kaaslased, nii-öelda. Tema sõlmis selle lepingu ja nüüd oleme meie selle kaasosalised. Vaadake, see on nii hea. Edasine näiteks see seal mäel, mäletate seda, kui need Peetrus ja Johannes Jakobus, Jeesus võtab sinna mäele, muutmismäele, me kutsume nagu seda muutmismäe sündmuseks ja seal Jeesus, või tähendab siis isa, ilmutab korraga Jeesust nii-öelda selles tõelises pildis ja vaates, kuidas taevas asju näeb. Muidugi jüngrid on šokis selle üle kohe, et mida, kuidas, moodi, kas ta selline on ja tead, siis tuleb see isa sõna. Vaata, püha vaim kinnitab alati seda, mida isa on tegemas. Ja püha vaim kinnitab, tema on mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja pärast see sõna tuleb ja üksipäinist teda kuulake. Ja järgmine küsimus on see, vaata nüüd hakkavad need asjad lahti kooruma. Aga keda meie täna järgime? Keda meie täna kuulame? Vaata, näiteks ütleme, noh, nagu ei tahaks võib-olla väljendada, aga ma saan aru, kirik ja Jumal peaksid nagu mingil viisil sünonüümid olema. Aga kas tihti need kirikuprogrammid, mis on kirikus, on Jumala poolt antud programmid? Vaat siin meil peab olema nüüd seda ausust ja jääda selle kutsumise juurde, millega Jumal on meid kutsunud. Jääda iseendaks. Sa oled see, keda Jumal ütleb olevat. Tegelikult meil ei oleks au ühineda mingisuguste programmidega, millest Jumal ei ole rääkinud. Sest ma ei saa koormata ennast tegevuste, töödega, olemistega, kui see, mida Jumal ei ole andnud. Need on väga sellised teravad, intrigeerivad või sellised küsimused, väga põletavad küsimused võib-olla meie igaühe elus. Aga siis keegi ütleb, et ma olen väsinud sellest. Vabandust, kas Jeesus on su ära väsitanud? Siin peab leidma, ma olen vales kohas, teen valet asja, ometi olles õige laps või õigeks sündinud Jumala laps, aga lihtsalt vales kohas ja teen valet asja. Ma väsitan ennast millegiga. Need on koormad, mida Jumal ei ole andnud, sest ta ütleb, minu koorem on kerge, mu käem hea. Nii et see on jälle halleluuja. Teate, need Jeesuse asjad lõpevad kõik sellise halleluuja olemisega. Ma ei tea, miks see nii on. Sest ta ongi halleluuja. No ta ongi tegelikult, jaa. Sest meie seest ju tuleb esile tema. Sa ei pea enam otsima seda paika ja kohta, kus kummardada Jumalat. Mäletate, kui Jeesus ütleb seal Samaaria naisele ka ju need samad sõnad. Et teie esiisad kummardasid seal mäel ja siis need juudid kummardasid seal templis. Aga mis on siis see õige paik või koht, kus tuleb kummardada? Ja ta ütleb, ja nüüd on see aeg. Nüüd on see kätte jõudnud. Nüüd, kus see on? Sinu oma sees, sinu oma enda sisemuses. Teate, kui hea see on? Ära mine otsima kõrgele, ta ei ole kõrgel, kes tooks ta kohale, ta ei ole kaugel. Kuningas, kuidas seal oli? Jumal kõrgel, keiser kaugel, oli öelda niimoodi. Vaat vahel kristlastena on ka see teema. Kas see ei ole tuttav? Kes tooks ta alla, kuidas me jõuaksime temani? Aga nüüd ta on meile igaühe meie suus ja meie südames. Mäletate Rooma sellest 10, kus ta ütleb selle kohta? Tema ongi kohal olev. Ja teate, meil on vahel see, et ma saan aru, me õpetame küll seda vahel inimestena ka ja võib-olla see, ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga õpetame seda, kuidas luua suhet Jeesusega.
no inimene, mõtle nüüd, kuidas sa lood seda suhet Jeesusega? Ta loob ise enda suunda sinuga. Palvetad tunde. Kui palju tuleb palvetada? 2 Palju tuleb tundi, sõna 4 lugeda? tundi. Kui palju tuleb ohverdada ja nii edasi ja teenistusse pühendada? Kui palju? Aga niimoodi me arvame vahel, et no ta ütleb, kui sa ei anna endast kõike, on ju. Ja kuidas ta nimetab, seal ei vihka oma ema ja isa ja kõike seal veel, mida sa kõike seal oma ümber omad, on ju. Kui sa seda kõike ei vihka, kuidas ma saan olla tema jünger? Aga teate, mis uue lepingu nüüd see saladus või selle asja sisu on? Vaadake, kui tuua esile ennem see vana lepingu mõte oli, armasta Jumalat kogu oma, noh ütleme, vaimust, hingest ja ihust, sellest tasandist on ju. Armasta kõigega Jumalat. See oli käsuõpetuse see sisu, kuhu ta välja juhtis. Armasta kõigega. No aga kui sa nüüd vaatad, kuidas variseridel see armastus välja kukkus. Teiste inimestele koormate peale panemisega lõppes see. Ja siis Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Tähendab kõik, kes te olete need käsukoormad enda peale võtnud. Sest need ei ole teid aidanud. Need käsukoormad ei ole teile lahendust toonud. Jeesus tõi lahenduse. See on päris selline huvitav. Nii et kõik, mis vana lepingu ajal tuli, on selle poolest huvitav. Ma tuletan korra võib-olla seda mõtet lihtsalt meelde, et vana lepingu ajal, noh isegi Jeesuse need lihapäevad ka maa peal olid seesugused. Panete tähele, et Jeesus mitte kusagil ei räägi sellest, kui palju tema Jumalat armastab. Olete täheldanud seda? Juttu on armastusest väga palju piiblis. Aga sa ei loe mitte kuskilt välja, et Jeesus ütleb, kui palju tema oma isa armastab. Aga millest ta kogu aeg räägib? Kui palju isa teda armastab. Üks tingib teise. Pane lihategu ette, hopsti sa oled Vanas Testamendis. Kui sinu tegu läheb maksma, kui palju sina Jumalat armastad, sa jääbki seda taga ajama. Sest sellel ei ole seda vastutust. Või vastust ei ole sellel. Aga vastus tuleb sealt, kui palju isa on mind armastanud. Nüüd läheb elu väga helgeks kohe. Sest ta ei küsi sinult ju seda, mida ta ei oleks sulle andnud. Loogika, saad aru sellest mõttest. Taevas tuleb meisse, teostab oma teenistust meis ja tema tuleb otsima seda, mida tema meile on andnud. Kus kohas see on? Iseennast otsib meist. Iseennast otsib, täpselt. Nii et ma ei saa talle midagi anda, nagu tal oleks midagi vaja. Aga ta tahab leida iseennast minu ja sinu sees. Teate, see elu on põnev. Teate, kui sel päeval, kui nagu, noh ütleme, mäletate, kui jüngritel või seal kõigil seal võiks öelda Jeesusega suusad risti läksid või kuidas peaks ütlema, nad ei ole suusatanud küll, aga kui Jeesus pakub oma verd juua ja liha süüa, mäletate, mitte keegi ei saadast enam sel päeval aru. Aru saab ainult saada see, kellel on ilmutus Jeesusest. Ja selgi korral, noh, Jeesus küsib ju nii ausalt või siiralt, kuidas ta küsib oma jüngrite käest, kas ka teie tahate ära minna? Aga vabadus on teil. Võite lahkuda, mina ei hoia teid kinni, on ju. See on väga mõtlema panev. Kas me ei hoiame täna kedagi kinni? Käsk tahab hoida kinni. Armastus ei hoia kedagi kinni. Kõik ongi, ta ongi elusuhe ühe isikuga. Ja sellele suhtele baseerubki kogu, ütleme, see jumalik elu. Sest nõnda nagu tema meid on armastanud, saame meiegi armastada, mitte teistmoodi, vaid nagu tema on meid armastanud. Ja vaat selle armastuse ära tundmine meie sees põhjustabki nüüd meie poolse tegevuse. See on, noh, päeval, mil Jeesus küsib, tahad sa minu juurest lahkuda? Ma küsin, aga kuhu mul on minna? Kuulge.
võib ju Jeesusele ka öelda, aga kuhu ma saan minna sinu juurest? Ma ei saagi su juurest ära minna. Pole võimalik. Sest sa oled ju minu sisemus. Kuhu ma enda eest lähen? See uus olemine on ju tema nüüd minu elu. Tema on otsustanud ollagi see armastus minu sees. Teate, mis on huvitav ka, millele meie inimesed võib-olla nii ei pane tähelepanu, aga vaata, Jeesus või ütleme, Jumal ei väljenda niimoodi, et mul on armastus teile pakkuda või anda, nagu inimesed räägivad. Mul on seda jagada või mul on seda anda. Vaid ta on seda. Mitte, et tal ei ole seda. Tal on, see on igas möötmes, saate aru. Aga kas meie mõte jookseb seda teed pidi, et tema ongi armastus? Halleluja! Tal ei ole komponent anda oma armastusest mingi osakene ja siis keegi palub natukene armastust. See ongi armastus, sa oled täis seda. Ta ütleb, et sinu ihust hakkavad jalaväe jõed voolama. Mis see on? See on ju armastus esile tulemine. Jumala tõotuste läbi, nende tõotuste täitumine, need suuremad ja kallimad tõotused, mida tema on meile andnud. Selle läbi on tema esile tulek. Aga kuidas see tuleb, ega ei saa arugi seda. See panebki selle asja sinu sees keerama, tuliseks teeb. Ja siis sinu sisemus põleb ja ise ka ei tea, mille järele põleb. Mäletate Emmause teel, kui need jüngrid ütlesid, eks meie südamed põlenud meie sees, kui ta meile teel kirju seletas ja neid lahti tegi. Su sees läheb midagi põlema. Ma ütlen, kristlased, meie kui Jumala pojad tuleme kokku, mõistame, meie sees midagi põleb. Mis see põleb täpselt? See on Jumala eluase või see kõige püham paik meie sees põleb. Kui tema teeb lahti meile oma sõnumeid. Halleluuja. Ja kuhu ta juhib meid selles? Sealt, kus sa oled, juhib ta edasi. Elu sees. Tema on ju elu allikas. On sul tema, on sul kõik. Need väärtushinnangud, teate, nii vapustavad. Ta tuli tooma elu, et seda elu oleks ülikülluses. No ta ütleb, varast tuleb ainult sellepärast, et tappa, röövida, mis iganes, valetada, varastada, hävitada, kõigi nende asjade pärast. Ta ütleb, aga Jumala poeg on tulnud ühe asja pärast. Elu ülikülluses, elu üli rohkem. Ja see on see, mida sa varem ei omanud. See ei ole mitte natuke paremaks läheb asi. Okei, nii et see, suke inimese suke, ma saan aru, mentaliteet või ormu mentaliteet, natukene paluks Jumal su käest seda, natukenegi. See on nii rumal. Ta annab ise edasi. Natukene elu, natukene armastust. Vaata, tal ei ole, me ei saa nagu aru sellest, et vaata, tema on, kas ta on või teda ei ole. Ta on, kas ta on kõik su elu või teda ei ole. Siis tuleb päästetud saada. Ja oodake, päästes tulebki see kogu, nii-öelda loterivõit või taevakink tuleb su sisse. Milleks sina ei ole midagi teinud. Ja taevakingitus tabab lihtsalt sinu ja minu elu. Ja kas see ei tee mitte siis elu röömseks ja õnnelikuks? Kõik, mida ta on teinud, teate, on Jumal hästi teinud. Absoluutselt ja täiuslikult. Sinna ei ole midagi juurde lisada, sealt ei ole midagi ära võtta. Ja isegi päeval, kui ta küsib, kas ka sina tahad minu juurest lahkuda, siis järgmine mõte on kohe, aga kuhu meil minna, kui sul on igavese elu sõna? See sama igavene elu on ju meid toitnud ühte iseendaga. See on ju see, mis meid toidab ja täidab. Ja see on see, mis sulle annabki selle sama tarkusilmutuse vaimu, kus sa oled juhitav tema poolt. Ja nüüd, kes on kõige õnnelikumad lapsed? Kellel lisaks? Jumal isaks. Kellel Jumal isaks on ja Jeesus vennaks on ja nii edasi on ja me laulsime kunagi seda, vanasti seda laulu. Tähendab, see on olemine temas. Ja vahel küsitakse ka niimoodi huvitavalt, kuidas sa saad suhet luua Jeesusega? Sul on see lihtsalt.
aga suhe baseerub üks olemisest tema endaga. Üks olemine on natuke rohkem kui suhe. Saad aru, inimlikud sõnad jäävad väheks. Sest kogu see potentsiaal või pank või kuidas ütelda, kõik see rikkus on sinu sees juba olemas Jeesuse näol. Pole sul teda, pole sul tegelikult mitte midagi. Just. Ja kes on kõige õnnelikumad inimesed? Tänu Jeesus. Need, kes Jeesust omavad. Ja kõik, kellele tema on andnud, kinkinud iseenda. Miks inimene, no ma saan aru, et vahel me mõtleme niimoodi ja räägime ja palvetame ja noh, meie kuidagi elu mõttekäik jookseb nagu tükikest omada temast. Ma saan aru, me oleme küll ihus olevad ihuliikmed, aga me oleme alati ühendatud peaga. Mitte iial ei ole see ainult tükk lahus temast. Vaid sa oled alati nägema terviklikku ihu. Ja kuidas sa tunned ihu? Alati pea peale vaadates. Teda katmatu palgega vaadates me muutume täpselt nagu tema on. Sa ei saa olla keegi teine kellest kui see, kellest sa oled sündinud. Sa oled sündinud oma isast ja isa tegu ja isa nägu sa oled. Tahad või ei taha? Ütel kui inimesed, mis ütlevad. See ei kehti. See on kaotanud kehtivuse. Selle aeg on möödunud. Nüüd kehtib uue korra aeg või kuidas siin Hebreakiri ütleb, kuni kätte jõuab see uuendatud korra aeg. Mida see tähendab? See tähendabki, kui me oleme nüüd uues lepingus, kus tema on lepingu tegija, kus kunagi ei kuku lepingu tegija läbi. Nagu oli selle esimese vana lepinguga oli. See on üldse siuke vana lepingu värk on siuke imelik värk või noh, kuidas üldse inimesega leping tehti. See oli nagu mingi asendusleping või eeloleva ootus või tulevase ootuse tõotus. Oli kõik selles kuidagi vanast, see oli ära peidetud. Ja nüüd korraga see tõeline on tulnud esile. Ma kuulsin seal kunagi selles, kui seda ühte Tesla, seda uut mudelit reklaamiti. Seal nagu need ajakirjanikud ja küsitlejad ja küsivad selle auto kohta seda, teist ja kolmandat. Kiideti seda autot ette ja takka ja kõik kui hea auto ja parim ja mis kõik on tehtud ja välja mõeldud ja kõik, mis asjad tal seal peal on. Ja siis üks esitas sellise küsimuse selle kohta, aga ütle, mis on selle auto kõige nõrgem lüli? Ja teate, mis vastati? See autojuht, kes astub sinna rooli. Vaata, täpselt sama pildi võid välja tuua esimese lepingu kohta. Kõik oli ideaalne. Käsk oli püha ja õige. Hea. On ju, igati pidi. Mis Jumala poolt nii-öelda välja käidi. Kõik oli ju väga hea. Üks asi oli seal väga nõrk. See vaene inimene, kes astus lepingusse. Ta oli juba patuga rikutud, saatana liitlane, kõik nii edasi. Jumal saatanaga teeb lepingu. Umbes selline pilt. No inimene võrdub saatan, just ei saa öelda teatud mõttes, ma nagu ei väljendaks seda just nii drastiliselt, aga inimene, kes on saatanaga läinud samasse mesti ja liitu, see sama sõlmib Jumalaga lepingu, mis sealt lepingust peaks välja tulema. Mõelgem ise, on ju? Kas sealt midagi head saab välja tulla? Nii nagu ütleb, Jumal ütleb, nad ei jäänud minu lepingusse ja nii minagi ei saanud neist hoolida. Lihtsalt ka Jumal jättes nad sinna. See on lihtsalt selline kurb tõsiasi. Alati küsitakse, et mis on see nõrgim lüli. Ja see kahjuks see autojuht, kes võtab selle hea auto enda kasutusse, on kõige nõrgem lüli, kes ei oska sellega mitte peale hakata. Ei oska sellega nagu... Jah, see on see inimliku nõtruse küsimus. Ja ta ütleb, see liha mõtteviis on surm. Lihtsalt. Sa ei saa liha mõtteviisi võtta vaimulepingusse sisse. See lihtsalt keerab asja tuksi, et sina hakkad Jumalat juhtima. Aga nüüd, kui Jumal... Arvamistega. Jah, oma arvamuste, oma mõtetega, oma palvetega, oma väljakäiduga, kõike, mida sina tahad saavutada, kuhu sina tahad jõuda, kes sina tahad olla, nii edasi. Sa käid aga Jumalale neid välja. Jumal tahab rääkida kogu aeg, kes tema sinus on. Need on nagu vastassuunalised teed just kui lähevad, on ju.
et kuulata parem teda, mida tema on korda saatnud, mida tema on teostanud, kes on nüüd täna tema, sest selles leian ma korraga enda. Sest tema olemisest on saanud nüüd minu olemine. Ja nii, et jälle öeldes seda, näiteks jah, tõesti nagu ütleme seal koerad ei sünnita kasse ja kassid ei sünnita koeri ja nii edasi. Ainult vahel inimesed arvavad niimoodi. Sest kui sa oled sündinud oma isast Jumalast, siis see on nii kindel staatus. Seda ei muuda mitte miski. Küsimus on ainult selles, kas sa oled sündinud või ei ole. Ja see tuleb kindlaks teha. Ja siis, ma saan aru, inimene otsib suhet. Tegelikult leia üks olemine endas. Vaata, siin on vaja deklaratsiooni nüüd. Selle Jumala sõnade välja deklareerimist, mida Jumal ütleb nüüd sulle kui oma pojale. Kõik need tõotused, mis on antud Kristuses, Jeesuses, on täna igale pojale antud tõotused. Ja need on muutumatud. Mida Jumal on välja käinud Jeesuse kaudu. Saad aru, Jeesus oli lepingu tegija. Jeesus oma veres oli selle lepingu, kuidas ütelda, tõestus. Tema surm tõestas lepingu tegija, et kõik, mida lepingu tegija on räägitud ja mida on iganes räägitud Kristuses, Jeesuses, on täna kehtiv igale ühele, kes usub, kes on Jeesus, Jumala pojana. Jah, ja sellega kõik, ta ütleb ka Püha Vaim on meid pitseerinud. Ei mingit kahtlust, köhlust, lõpuni välja, kõik on paigas, kõik on ära tehtud, kõik on tema poolt kindlustatud. Sa ei lähe ekslema, sa ei lähe kaduma, sa ei lähe nagu mingi linnuke taeva all, ei tea, kus ta saab või mis ta sööb, on ju. Tema loodab looja peale, tema saab ikka oma toidu ja juhtimise ja oma eesmärgid kätte. Kõik isa hoolitseb. Ja teate, kui meie oleme sündinud nüüd Jumalast, siis sa tead, kes sa nüüd oled. Sa oled kõige õnnistatum inimene. Ma ütleks ikka, et elu enam paremaks minna ei saa, kui elu juba on. Tead, sellepärast, et sa oled osaline tema õnnistustest. Miks on öeldud, et oma vaev ei lisa mitte midagi sellele juurde? Jumal on sinu õnnistus ja sa ei saa sellele midagi juurde lisada. Järgmine asi on see, kas ma tunnistan seda, kellega ma olen täna õnnistatud. No, millega ei saa öelda tegelikult, kellega. Sest tema tõttu sa oled see, kes sa oled ja omad seda, mida sa omad. Nii et need on ainult head uudised. Ja siis võime öelda, et aga millest on Jumalal puudust? Või millest on temal puudujääki. Temal on külluslikkus või üleküllus igas asjas. Tema ei tunne taevastes, ei tunta sõna defitsiit. Inimesed tunnevad. Ja neid ütleme niisuguseid olulisi mõtteid mõelda. Vaadake, kui me nagu Jumala ees seisame ja oleme, vaadake, Jumal paneb ka tähelepanu kvaliteedile. Inimesed ajavad taga kvantiteeti. Jumal igatseb Kristuse esile tulemist meie kaudu. Täies, see on nii nagu Jumal on armastus. Jumal igatseb ka selle sama armastuse väljapaistust läbi meie. Kas pole huvitav? Me ei saa õpetada üksteisele armasta Jumalat. Me saame rääkida rõõmusõnumit. Jumal armastab sind. Aga mida sa ütled, kellele armasta Jumalat? Seda üritab kogu aeg. No, ma saan aru, usuringkond üritab. Jah, üritatakse öelda. Ja mida sa siis selleks tegema pead? Kui palju sa oma ohvrid ja asjad ja kõik, mis sa pead, kõik, mis anna Jumalale. Et siis see tähendab seda, et siis sa armastad Jumalat. See on manipulatsioon. Aga see, mis nüüd tuleb tõelisena, tuleb taevas sinu ja minu üle. Koos mina tahan ja mina tegutsen. Ja ma ei saa sinna mitte midagi juurde lisada, sellepärast, et see on taevas. Ja kui keegi räägib nagu teistsugust sõnumit, no Jumal temaga, ma ei ütleks nii, nagu Paulus ütleb, olgu ta neetud, kui keegi peab selle räägib, mida ma olen issandalt saanud, on ju taevast. Ei, ma nii kardinaalne nagu ei oleks.
mina ütleks talle, ole oma jumalaga. Et sul on veel aega. Ela oma jumalaga. Liigu edasi oma jumalaga. Aren edasi. Muidugi, me oleme teelised, me oleme teekonnal, on ju. Seal, kus me täna oleme. Aga armastust, seda armastust, kes tema meis on, oleme me kutsutud jagama sinna, kus seda vastu võetakse. On ju lihtne elu tegelikult. Ma ei saa sellepärast, kui sa hakkad mõtlema, ma ei saa ju õppida ennast kristlaseks. Ma ei tea, või oled sa proovinud? Püha vaim õpetab. No vot, et me oleme lapsed, oleme me püha vaimu juhitavad ja siin on tema vaim, kes juhib tema lapsi sellel teel, kuhu tema meid on pannud käima. Me ei saa teha mingeid harjutusi tema jaoks või nagu sportlased või kuidagi nii. Tulemusi anda talle. Inimlikke harjutusi ei saa, aga võib-olla tähelepanu. Ja see on lähtuv, vaata mis on lähtuv juba vaimu tasandist. Ja seestpoolt tulevad. Miks me usume? Sellepärast, et see usk on minu sees. Miks me armastame? Armastus on minu sees. Armastus ongi see isik meie sees. Vaat see ei ole nii, et loo suhet Jumalaga. Üks olemine on sinu sees. Leia see suhe temaga endas. On ju, tema elu on selle põhjustaja. Ja ma tean korraga, kui õnnistatud ma olen selle tõttu, keda tema nüüd ütleb enese kohta, sest selles ma leian enda. See töötab väga huvistavas skeemis. Mida lähedasem sa oled temaga, seda tundlikum sa oled ka selle elu suhtes, mis sinust esile tuleb. Ja seda tundlikkust ei saa kraadidega mööta ega temperatuuri või millegiga mööta, kui tuline sa oled või kuidas need asjad on. Jah, see on nüüd elu, mis tuleb esile. Ja teate, seda me soovime täna, et seda elu või nagu ta ütleb, et nii nagu veed katavad merepõhja, niimoodi Jumala tundmine katab maad. See ongi elu meie sees, mis katab seda maad. Ja elu vabanemine on Jumala lastest lähtuv teema täna. Kas pole huvitav? Me ei saa elu tekitada ilma vaimuta. Vaim sünnitab elu teiste inimeste sees. See on nagu ahelreaktsioon, mis läheb edasi. Ma saan aru küll, me inimesed räägime, jah, ma palvetasin tema eest ja tema sai päästetud ja nii edasi. Tegelikult asjad just nii ei käi ka, aga olgu. Räägivad, kes räägivad ja räägivad, kes räägivad. See on nagu nende asi. Tegelikult seda me ei tea üldse. Kas see ei ole huvitav? Sest kui vaim on tegija, kui vaim ei ilmuta, kui vaim ei räägi, kui vaim ei näita, kui vaim ei anna sulle seda konkreetselt, et mida öelda, mida ma ütlen. See on päris huvitav, see nagu mõtlema paneb. Me ütleme küll, et selle vanemad on kristlased ja nad palvetasid selle tõttu on ta kristlane. Ei, meie tea, kes palvetasid. Sest küsimus maksab ju vaimust palve. Mitte see lihas appüüb. Tähendab, meie ei palveta ju vajaduspõhiselt, saate aru. Teinekord on vajaduspõhine ka, võib-olla, miks mitte. Pole nagu ka teema, aga ma räägin, vajadus ei ole see, mis paneb meid liikuma, vaid usk paneb meid liikuma meie sees. Tema on see, kes liigutab asju. Kuidas ta liigutab, Jumal teab. Tunneta ja koge, tunnista välja. Ma lihtsalt mõtlen selle poolest, ma nagu soovitaks väga seda, kui kes seda vene keelt nagu aru saab või seda pogaljubiva, et ma soovitan lihtsalt kuulata selle poolest, et näete, kuidas üks naine liigub Jumalaga. Ja seal nagu ühest ta ütles ka, et vahel teised küsivad ta käest, kuidas sa juba sinna jõudsid? No kuidas sa juba seal ära käisid? No kuidas juba seal asjad toimisid? No kuidas seal juba nende asjadega hakkama sai? Lihtsalt kõik jõuab, kõik jälle saab, kõik toimib. Aga inimene ei ehmata küll mitte millegi asja ees ära. Või nagu öeldakse, ei löö risti millegi asja ees ette. Vaid läheb, mida vaim ütleb. Ja tema ütlebki, tema elu saladus ongi see, et sa oled juhitud Jumala vaimu poolt. Sa käid lihtsalt koos Jumala vaimuga. Ja need, kes seal teised naisedki, kes tema kõrvale on tulnud, näete ja kuulete neid ise või nende tunnistusi, need on täpselt samamoodi, samasuguses vaimus liiguvad. Tead, kui hea on kuulata, keegi on sisse võetud Jumala vaimust. Temale maksab ainult see, mida Jumal talle ütles. Ja ei maksa see, mida inimesed arvavad. Väga rumala vahel minna, tead, kui Jumal on sulle midagi rääkinud ja mine kirikust nõu küsima, kas te olete sellega nõus. Jah. No mõnes kohast võid sa tõesti saada ka õnnistuse kaasa. Et mõistetakse ja öeldakse, et me õnnistame ja anna minna. Väga tore on siis.
aga tihti öeldakse, tule mõistuse juurde. Teate, sellepärast, et Jumala asjad ei käi meie meele tasandit mööda. Nad ei ole mõõdetavad, et inimesed annaksid sellele selle nõusoleku. Vaid Jumala nõusolek on, kui tuleb sõna. Saad aru, selle sõnaga kaasneb ka see meelevald sinu elus. Täita seda sõna. Meie usuelu ei baseeru ka selle peal, näiteks, et keegi usuvend või õde hoiab sinu usku ülal, et sa umbes jutumärkides ära ei lange. Küll, et seda ei ole võimalik muidugi. Aga just kui püsimine sõltuks kellestki teisest. Teate, tema on meid kutsunud, tema on meid teinud, nagu ta ütleb, tuulteks ja tuleleekideks, samamoodi nagu tema inglid. Ta on meid välja saatnud oma enda läkitusega. Kes peaks mind kinnitama? Mine, jah, see on õige tee, mida sa teed või õige tegu, mida sa teed või käid, mida sa käid. Ma ei saa oodata teistelt nõusolekut. Ma saan liikuda tema enda vaimuga ja las siis pärast inimesed näevad, et see oli Jumala tegu, see oli Jumala töö, see oli Jumala toimimine. Aga me tihti pärast mõistame. Algul on raske tabada. No kui Jumala vaim räägib, siis saab muidugi tabada. Sest see peab Jumala, saad aru, Jumala vaim saab tabada Jumala asju või tabada Jumala märki. Ja kui Jumala vaim seda ei ütle, ma ei saaks küll kellelegi öelda ei ega jaad. Mõistate? Sest liiga tähtsate asjadega on tegu, sest siin on Jumala elu inimese sees. Ja kuidas mina ütlen ei või jaa kellegile, kui mul ei ole sõna Jumala käest. Ja nii ennetlik on öelda oma arvamust kellegi suhtes. Mina küll nii ei teeks, mina küll nii ei käituks, aga sul pole Jumala sõna ka, muidugi. Tark on suu kinni hoida. Või kui sa oled öelnud ruttu sõnad suu tagasi. Kui neid annaks võtta tagasi. Aga ma räägin põhimõttest, et mina oma arvamust ei taha avaldada seal, kui mul ei ole Jumala käest sõna. Sest Jumala lapsed on Jumala vaimu juhitavad ja Jumala vaim juhib neid tõe sees ja kes selle tõe ära tabavad, maitsevadki vabadust. Te tunnetate tõe ja tõde annabki selle vabaduse, mis on Kristuses Jeesuses. On ju, just nimelt see õigsuse, rahu ja rõõm pühas vaimus. See on see, mida ei ole võimalik kusagilt võtta, kui seda Jeesus ei jaga, on ju. Aga et ma tahan olla tema kandja, ma tahan halleluuja, lihtsalt öelda, Jumal, ma tahan su tahtmist, aga ma ei tea ka lõpuni, mis su tahtmine on. Sest ma ei näe lõpuni seda, aga ma tajun seda. Ja nüüd tema annabki selle su sisse, aga mina tahan. Lõpuks küsin, oota, mis ma siis tahan? Ka mina ka ei tea, mis ma tahan. Kõike seda, mis kui sees on, seda tahad. Ma tean, potentsiaal on nii suur, mis temal on. Ja ma tahan olla osa alaliselt sellest, sest ma tean, see on kõige õnnistatum paik, kus ma olla saan, olla tema tahte sees ja tema tahte tegija. Enam õnnelikumaks sa saada ei saa, sest see annabki sulle selle rahulduse, mida maa peal ei ole sul mitte kellegilt ega kusagilt võtta. See õnnelik olemine ongi olemine temas. See on see päev, mil noorem poeg tuleb koju, kodus ootas teda pidu. Ja kõige tähtsam, isa kui peo korraldaja. Isa on pittu kutsuja või kuidas ütelda. Iga kord, kui me Jumala teenistusele tuleme kui peole. Me tuleme ju tähistama Jeesuse lõpetab. Ja kuidas see ei oleks see rõõmusündmus? Mitte uute käskude koormate saamine. Saad põhimõttest aru. Uute kohustuste peale võtmine. Vaid rõõmu vastu võtmine, et täita kõike seda, mida nüüd vaim annab. Kuhu vaim suunab, kuhu vaim juhib. Et meil on rõõm jagada tema seda evangeeliumi, taevast rõõmusõnumit. See peab olema ülevool meie elus. Kui kasutada sõna pea, ta on lihtsalt, sest see on vaim, kes voolab üle. Ta ütleb, te ihust voolavad ju, need elavad viivad välja. On ju? Kui sa nagu ütleme, riide kastad vette, sa ei ütle riidele, nüüd sa pead märg olema. See tundub nii veider olevat, on ju. Ta on seda lihtsalt. Saad aru? Sest sa oled kokku saanud tema eluga, sa oled täis teda ja sa oled tema tunnistaja, sa ei saa mitte olla tema tunnistaja, olles täis tema armastust, tema isiksust, tema tundmist. Kuidas sa saaksid veel öelda, ma olen kui pealtvaataja? Vaatan pealt,
kas tasub või ei tasu või arveldan seal mingite asjadega. sa ei saa seda enam olla, sest sa oled nakatunud temast. teate, see on nii hea. teate, vaata kui need, noh rääkides inimese sisemusest, vaadake, kui jüngrid lähevad seal üle järve, mäletate üle selle Galilea järve, et Jeesus ütleb, lähme teispoole järve. Seda mõtet või kes täna juba siin keegi puudutas ka seda, et seda on huvitav mõelda seda, et Jeesus magab paadis. On ju, kujutad ette, aga sõna ta andis jüngritele, me lähme teispoole järve. Mida nüüd seal jüngrid peaksid mõtlema? Nad peaksid ette kujutama elu teispoole järve, mis kõik hakkab juhtuma, kõik hakkab sündima. Jeesus ütles, lähme teispoole järve. Aga nüüd tuleb järvel torm. Aga kus nüüd Jeesuse sõna jäi? Nüüd on kõik murelikud ja mures. Kõik on hädalised. Ainult üks ei saa sellest aru murest ja hädast, et mis ümberringi toimub. Üks ei taipata on torm. Olete mõelnud vahel niimoodi, vaadates selle sisse ja mõeldes. Vaadake, kui nüüd see Jumala rahu, Jumalaga suhe, Jumalaga olemine on sinu sisemus. Nüüd üks magab selle sees. Teised paanitsevad. Kas see Jeesus üldse ei hooli? Me hukkume ju. Kas sul meist ei ole üldse mitte midagi? Ei küsida Jeesuse kohta. Jeesus räägib, kuidas sul läheb. Sul on väga hea uni. Siis meiegi peaksime magama. No on ju nii? Kas ei ole? Põhimõte, jah. Põhimõttel on ju selle sees. Tema elas oma selles sügavas rahus, oma isas, kõiges selles, mida ta taipas, mida ta mõistis, kes tema nüüd oma isas on. See on täielik rahu. Väljas on selline möll ja torm ja noh, vanad kalamehed mures. Nüüd on hukkumine ees. Peaksid ju merd tundma, peaksid asja tundma. Ma ei tea, kui hästi Jeesus seda tundis, seda noh, paadiga sõitmist ja purjetamist ja või neid asju. Kui hästi tema seda tabas. Aga vähemalt jüngrid ju pidid teadma. See oli nende elukutse, kus enamus ju sees olid kalamehed. Pidid ju asju teadma. Aga liiga palju äkki teadsid. No vahel ongi see üle teadmine pole ka hea. Ohtude teadmine ei ole ka väga hea vahel. Aga keegi elab rahu sees. Ja vaata, see on täna ka see küsimus meie elus. Väljas on torm. Mis iganes torm võib olla, mille torm võib väljas olla. Inimeste arvamused, kõik mis seal ümberringi võivad olla. Nüüd on küsimus rahus sinu Jumalaga. On ju, oma rahu kaudu juhib ta meid. Annab meile mõista, roheline tuli on sul ees, liigu. Ei ole probleemi. Ei ole. ja nüüd, kui sa vaatad nende jüngrite käitumist, siis see on nii nagu nii-öelda nagu su inimlik käitum. No nagu inimest ikka, on ju. Mis meist saab? Me ei jõua ka teist poole. Ei, aga Jeesus ütles ju, lähme teist poole. On ju, milles tegelikult mure on? Tegelikult muret või sellist probleemi ei tohiks üldse olla. Jeesus on ju paadis. Oota, kas Jeesus upub ära siis? Oota, milles on asi või? Kuidas siis? Ja kui Peetrus on saanud selle nägemusegi, noh ütleme Jeesuse kohta, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg ja sellele ehitatakse veel kogudus kõik ja puha ja nii edasi. Kõik, kelleks Jeesus saab olema ja nüüd me siis uppume või? See tundub nii veider kuidagi. Töö on asi pooleli alles ja kuidas siis lõpp saab tulla nüüd sellele? Lõppu ei saa tulla, armsad. Ja sellepärast meilegi, kui Jumal on meid päästnud, siis ta on oma hea töö meis alustanud ja see ei lõppe enne, kuni see on teostatud iga üksiku elus. Halleluja. Halleluja. Ja nii, et sinu elu ei ole sinu öövenna elu, küll et samas ihus. Aga see ei ole just see elu. Sinu kutsumine on sinu kutsumine, tema kutsumine on tema kutsumine. Sest kõik on kutsutud Kristust väljendama. Ometigi meie elud on väga erinevad. Ma tahan öelda, et see rahu, mis oli Jeesuse sees, on tegelikult, ma ei tea, lihtsalt see on lihtsalt hämmastav on seda vaadata. Et umbes mitte üks närv ka temas ei liigu või kuidas ütelda. Paat käib, ei tea, mis pidi üles alla või ühtpidi ja teistpidi. Et kui sa oled rahu sees, lihtsalt sa oled Jumalas ja sa ei saa aru, mida rahvas paanitseb. Just nagu sa oled teise planeedi kodanik või teisest ilmast pärit või no ei saa aru, mis toimub. Milleks see paanika? Milleks see hirm? On ju,
milleks need jutud või milleks seda rääkida? Kurat tekitab tegelikult. No tegelikult tema ongi see paanitseja. Vaeb välisele vaatama. Sest olete tähele pannud ka oma elus, kurat tekitabki kõigepealt selle paanika olukorra ja siis ta annab sulle ruttu otsusta nüüd. Ja, vot. Aga nüüd otsustad sa hirmu ajal. Vot, täpselt. Ja kujutate ette, kui meie evangeeliumi kuulutus ka näeb välja selline. Kui sa nüüd ei pöördu, muidu põrgu lähed. See on su viimane hetk otsustada. Ja nüüd mõned ei tahagi põrgu minna. Otsustavadki pöörduda, aga Jeesust ka ei koge. Ja nüüd on pettumus hoopis. Vaata palju kurvemaks muutub asi just. Parem rääkida taevast rõõmusõnumit, taevast kutset inimese ellu. Jumal, kes sind armastab, on ju, hoolib sinust, tahab kaitsta sind, tahab elada sinu sees, tahab olla sulle jumalaks. Et sa ei ole iial jäetud, sa ei ole iial unustatud, sa ei saa iial, ta ütleb, ma ei jäta teid, ma ei unusta teid, mitte kunagi. Tegelikult temaga on parim, mis üldse olla saab. Ja ma ütlen, selle rahu sees olemine või selle rahu kogemine on midagi. See on täiesti, ütleme, kuidas ta ütleb seal, kas see on Philippi kirjas, kus ta ütleb, et ja Jumala rahu, mis on suurem kui kõik inimlik mõtlemine, see hoiab meie mõtted ja meeled kõik Kristuse, Jeesuse sisemuses. Sul ei ole midagi karta, millegi ees ei ole sul hirmu tunda. Tegelikult tema on su Jumal, tema on su kate, tema on su garantii, tema on su elukindlustus. Kõik on tegelikult otsast otsani tema. Mitte midagi, sa ei saa öelda, mina vastutan. Ei, tema vastutab. Ma ei tea, kas kuidas kristlased võtavad seda elukindlustust või vahel öeldakse ikka, meie vastutame, teate oma elude eest ise. Mida sa vastutad seal? Tema andis garantii minu elule. Tema kutsus mind oma kuninglikkusesse, oma ausse, oma riiki, oma teosse, oma tööesse, oma enda ihuks olemisse siin, et mina elan ju tema elus siin maa peal. Tema tähelepanu on minu ja sinu peal. Kas pole huvitav? Nii et see ei ole enam mitte minu lähtega, see on taeva lähtega minu ellu. Ja sellepärast me saame ainult rääkida, kui palju isa meid armastab. Me räägime ainult isa armastusest. On ju, kui see noorem poeg tuleb koju, kui palju isa armastas teda. Noorem poeg tunneb seda. Isa kallistustes, isa vastu jooksmises, kõik, kuidas isa jätab kõik, et mõni hull ei tule muud sõnumit talle vahel rääkida. No mis seal iganes võib olla, ma ei tea, mis võib olla. On ju, keegi sõnumile viita jõuab ette. Kes sa oled sigadega kõike asjad? No täpselt. Mida sa siit veel otsid? Ja, just, mis sa siit oled tulnud otsima. Keegi on väga kohusetundlik ja tubli juba kodu sees, et mis sa siit veel tahad. Aga kas isa vajab seesugust? Ja sel päeval, ma tahan öelda, kui see noorem poeg tundis ära isa armastuse, leidis ta tegelikult varanduse. Mõistad? Isa armastuse ära tundmine on tihti see vastukaja, mis puudutab meie elu. Kas pole huvitav? Ja jälle pidu. Pidusse minek. Kas muud ei tee, kui ainult pidutsete? Aga mis see elu muud on? Küsimus on, kelle tundmises? Püha vaimu rõõmustus. No ongi, püha vaim rõõmustab sinu elus ja sina tahadki olla selles peos või pidus või kuidas eesti keeles öeldakse selle kohta. Ainult kogu aeg on minek ühte pidusse. Kas pole hea? Iga jumala teenistus on pidu. Järgmine teema on kohe, kas teatakse, mida Jeesus on teinud? Kui teatakse, siis on ju pidu. Aga kui tuleb olla see, ütleme seal see autojuht seal Tesla roolis, siis on tõesti nõrk lüli. On see vaene autojuht jälle, kes peab toime tulema kõigega seal, mis seal sees toimub, on ju. Okei, see on selline maine pilt ja maine näide. No see on hea pilt. No jah, et asi võib olla parim, mida on maailmas avastatud, aga jälle inimene, kelle kätte see on antud, on ekslik. Ja ei hooma asja, ei tunne asja. Mis siis, et meistrid, kes on ta teinud, võib-olla tunnevad, aga nad ei sõida ju. Nad on ainult asja valmistajad. Aga keegi on pandud ju seda kasutama. Ja see on nagu üks probleem.
jälle, inimene alati selle asja sees on üks jama. Ja kui palju, arvake nüüd, kui palju meiegi oma elus peame inimeste kaudu kuulama kuradi häält. Mis siis, et ka, okei, kristlased, mitte kristlased, nii edasi. Nii et me jätkuvalt kuuleme, keegi sõimab sind või keegi ütleb sulle kas halvasti. No mida sa saad teha? Vastu õnnistada. Selleks me oleme kutsutud ju. Eilagi oli mul üks selline kogemus. Ma õnnista. Olen võimest, et kuhu keegi kasvanud on. Jah, ja seda ka muidugi algus või mitte algus ei saa öelda. Kui pole eriti sellist lähedast Jeesuse tundmist, siis on raske. Küsimus on kõik suhtest. Võib-olla kõige kergem on õnnistada siis, kui sa oled alles täna pöördunud. Jaa, see on nii jumalat täis. Saad aru, see värske armastus, see ehe armastus paneb kohe õnnistama. Reaktsioonina kohe, see tuleb sust nagu, põrkab nagu tagasi. Mis sinuni tuleb, aga sinust tuleb välja see, mis su sees on. Nii et see tuleb päevavalgele, sa ei saa varjata enda sees. Nii et kõik need aarded, mida sa omad, tuleb välja. Ja mäletate see, kui meenutada ka näiteks seda lugu, kuidas need, mäletate need, keda see isand kutsub seal tööle oma Viinamäele. Mäletate neid tegelasi? Esimesel tunnil, teisel, 3., 10., 11. tunnil. On ju? Ja nagu vahel ma mõtlen, et need 11. tunnil jõudsid just umbes tööriistad välja võtta, ega nad ei ole olnud tööle hakata veel. Aga mida ütleb isand? Mulle see nii meeldib. Vaadake, mis toob nagu kogu meie elu päevavalguse kätte, et ma näeksin, millega on tegu. Vaadake, mida isand ütleb. Olete täheldanud, ta ütleb, makske palk viimasest esimeseni. Tähendab kõigile palk. Ja vaadake, kui huvitav on see, viimased saavad ühe teenari, see oligi tolleaegne, üks teenar peeti päevapalgaks, selline, ma ei tea, mis te meie mõistes võib olla siis, kui suur summa, aga ütleme päevatasu. Sa olid päev läbi, mis iganes nad nimetavad, seal päevapalavat kandnud, rasket tööd teinud ja siis sai, ütleme 100 eurot, siia sinna kuskil. Ja umbes, et sellise palga väärtuses. Ja nüüd need, kes jõudsid tööriistad umbest välja võtta, pole tööle jõudnud hakatagi, neile makstakse kõigepealt see summa. Aga teate, seda vaatavad ju pealt need, kes olid esimesel tunnil tulnud. Nad on järjekorras, ootavad oma korda. Mitusada Nad veel pole saanud. Nendel on lootus, mitmesajaseks muutub see, mitusada eurot, siis tuleb see nendele, peaks ju tulema kordades rohkem. Ja teate, siis tuleb korraga päevavalgele see, aga kuidas isand tõotus andis. Aga kõiki palgati ühe teenari peale. Kõiki andsid nõusoleku ühele teenarile. Ise olid nõus. Jah, viimasel tunnil, nüüd on, ütleme, arvestusega mingi 1 tund, ütleme. Teised on seal 11 tundi. Milline vahe? Peaks ju, ütleme siis vähemalt 11-kordne vahe olema. See proportsioon on ju, mida ühed on teinud, mida need viimased on teinud. Ja nüüd nendele esimestele antakse õppetund mõista isanda südant. Kui hea ta on. Ta annab ka samaväärilise palga, mida olid väärt need, kes hommikul tulid tööle. Aga inimene küsib kohe, kus on võrdsus, vendlus? Jah. Mida me kõik oleme teinud? Mäletate, kui see vanem poeg kodus ütleb täpselt samamoodi. Isa, ma pole elus üle sinu käsu astunud. Ma olen kõike täitnud, mida sa oled teinud. Vaadake, mille peale Jeesus oma osutuse paneb. Mida me pakume kui Jumalale. Aga Jumalal, mis ta teeb sellega? See on prügi. Pole tarvis. Ta tahab muuta meie sisemust. Ta tahab võtta üle meie mõtteviisid, et kogu minu vaim, minu hing, minu ihu on tema teenistuses 24/7. Ei olnud see esimene tund, pole vahet. Jälle ütleme, aga mis ta saavutanud on? Alles pöördus on ju. Pole jõudnudki Jumalat uskuda, nagu me oma uskumisega midagi ära teeksime. Ei, see on tema usk meie sees, mis teeb midagi ära. Aga me pöörame nagu oma, nagu meie potentsiaal on see, mis on maksel.
oi need kokkupõrkumised selle inimliku poolega, hai kui head need on, oi kui head need on. Loksutatakse kohe nagu paati, seda pidi ja teistpidi. Kus on see rahu? Kuidas on lood rahuga? Torm on väljas, on ju, inimeste arvamused on väljas. Ja mis küsitakse, aga mida sa siis sellega mõtled saavutada? Või mis sa mõtled endast niimoodi? Nagunii ma mõtlen liiga vähe. Öelgu, mida nad ütlevad. Silmad avamist rohkem mõistliks. Kui ma näen Jumala kõikvõimsust, siis ma näen, kui lahja on see mõtlemine veel. Kui palju ma oma hinges pean veel tema seda maitset omama, mekkima teda, kui hea maitsega ta on. Teate, ega tal ei ole ühesugune maitse. Tal on igas hetkes uus maitse. Võt, piiritud. Lõputu. Kõik maitsed on temas koos. Ma ei tea, mis sinu lemmikmaitse on või kuidas ütelda selle kohta, aga kui sa maitseksid Jumalat, olete vahel kogenud palve koosoleku ajal mingid eriline lõhn tuleb õhku? Veelõhna olen tulnud. Oled jah? Ma olen nagu sellises mingisuguses roosiaias või kuskil sellist erilist, ma ei tea, sellised, ma ütlen, mis see nüüd siis on praegu? Nuusutad, tõmbad, hetke pärast on kõik muutunud täiesti teine lõhn. Ma ei tea, miks ta näitab vahel selliseid huvitavaid asju. Ainult kogeda. Ta annab lihtsalt ennast maitsta ja kogeda ja nuusutada ja emmata ja aga see kõik on nagu selline vaimus viibimise keskel, sa korraga maitsed teda. Ja kord maitsed teda ühtpidi, kord maitsed teda teistpidi. Ma tean, issand kord, mul oli ka tavaliselt see, kuidas ma kogesin teda kui oma tohutu kuumusena, mis minu sees oli. Ja see üks kord ütles mulle ka, aga ma võin ka asjad pöörata teistpidi. Siis ta tekitas külma. Ja vaat nii on asjad. Ära arva, et Jumal ainult niimoodi käitub. Me ei saa teha Jumalast nagu standardit. Ma pean kõigeks valmis olema. Õpin ära. Jumal on nii pikk, nii lai. Ja, ma saan teada umbes. Jah, et ma saan teada. Aga ta ütleb ju ometi ka seal Efesuse 3. peatükis räägib ka, et ära tundes Jumala armastuse, tema pikkuse, sügavuse, kõrguse, laiuse, et see on üks mööde ainult. Lõpmatu. Tunneta, mis sa tunnetad, ühte kohta välja jõuad. Lõputu. Ja nii on tema maitsed, nii kui ükskõik millest me räägime, maitske ja vaadake, et Jumal on hea. Selle äratundmisele tulek, jällegi me ütleme, Jumal, sinus on siis nii hea seisund. Ja teate, kõik on ikkagi praegu vaimu kaudu käib, on ju. Ma ei tea, vahel mõtled, kas see on nüüd, mida mu ihu näeb või mida mu vaim näeb. Seal sees olles sa küsid niisuguseid küsimusi vahel. On see päris, on see ilmsi või on see unes? Vahel näpistad ennast, olen ma nägemuses, kas ma olen ihust väljast, aru ei saa. Olete kogenud neid asju vahel? Et need on niivõrd lõbusad asjad ja siis sa mõtled, ja nüüd see, kuhu ma olen tulnud, on reaalne maailm. Ja kui ma jälle oma silmad avan ja vaatan seda välist, see nüüd on ebareaalsus. Just, pettus. Pettuse kraam võib olla kõik see nähtav. Kõik udu. Ongi udu. Uduvärk. Nagu tuul liigutab ära või raas, mis tegi inimemotsioonidega. Nii nagu mägedel oled kuskil seal pilvede sees ja pilved tulevad ja kõik on nagu udu. Ja siis on jälle teise, on jälle selge päike, kõik on särav valgus, mis sõgune. Ja nii on elu. Meist käivad üle teatud udupilved, aga nende udupilvede sees vaenlane tahab, et me teeksime oma elu kõige tähtsamad otsused. Teistpidi talle ei lähe korda petta. Ja sellepärast ma ütleks alati soovitades, ära tee ühtegi tarka otsust hirmu atmosfääris, kartuse atmosfääris, jäta teiseks korraks, kainene, seedi ja tule Jumala selle halleluuja sisse. Ja siis küsi, Jumal, räägi, siin ma olen. Nii nagu, teate seda saama oli lugu. Jah, nii et, ja Jumal räägib siis. Nii et kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja ma saan aru küll, et need 11. esimese tunni nende tegijate vahel on, see on nii nagu see noorema ja vanema poja kodune see värk seal.
üks on kogu elu oma ustavust üles näidanud, oma tublidust üles näidanud, oma tegusid kehtestanud ja teine justkui mitte midagi ja tule ainult isa armastusse. Ma ei tea, kas see sulle ei pane pead kukalt kratsima või pea lõhkema või Jumal, kuidas sinu asjad käivad, mis su aritmeetika või see arvestus on? Või Jumal, mis teed pidi sa toimid? Ja me vahel arvame, et me teame Jumala teid. No mäletate, kuidas ta ütleb Moosesele ju ka, et ja Jumal ilmutas Moosesele oma teed, aga Iisraeli rahvale oma teod. Vastavalt, kus inimesed on, vastavalt sellele Jumal annab. Iisrael vajas Jumala tegude nägemist ja ta nägi neid. Aga Jumala teedest nad ei saanud ju aru, aga Moosesele ilmutati teed. Ja ka Moosesele näidati teed, kuidas juhtida rahvas välja. Teistpidi lihtsalt see oleks töötanud. Aga me ootame, võib-olla, et Iisrael oleks kogu Jumala tahtmist teadnud. No ei saa teada, kui Jumal ei ilmuta. Nad ei ole ju mäel käinud kohtumas Jumalaga, kus Jumal tahtis tegelikult, et kogu Iisrael näeks ja kuuleks. Ja sellepärast, kui vanematega mäletate see kohtumine, mis on päris äge, kus Jumal ilmutab oma au nende Iisraeli vanematele. No jah, vaata see inimlik loomus jälle küsimus, aga kuidas nad pärast jälle ei käinud koos Jumalaga? Sa näed seda, aga sa ei käi selle sees. Vaadake, ei ole vaimu. Vot nüüd, kui me oleme uuesti sündinud, on Jumala vaim tulnud meie sisse elu vaimuks, kus tema ise oma vaimus juhib meie elu. Et inimlikult see ei tööta. Ja nii kaua, kui Jumala vaim toimis nendega väljaspool ja ilmutati asju väljaspool. Mõistate, kui tuli kätte uus ajastu, kus hakati asju ilmutama seespool. Vaadake, kui kindel on värk kohe sees, kes elab seal kindlas mäelinnuses või see laul 91, Mooses laul, mäletate, see on ka seal kindlas kaitstuse paigas, kus sa oled tema varjupaigas, hoidmise all, julgustuse all, kindlustus, no kõik on nii ära kindlustatud, ette ja taha. Või see, meenutades selle hea karja, selle 23. laulu, kus ta ütleb, et sina, issand, oled mu karjani, mul ei millegist puudust. Kui sa hakkad mõtlema, kas me tunnistame täna seda? Öelda, issand, mul ei ole mitte millegist midagi puudust, sest sina oled minu issand. See on see ilmutus, mille Peetrus saab. Sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ta oleks võinud samamoodi öelda, mul ei ole millegist puudust, sest sina oled minu issand. No ta ei olnud veel saanud sellele hetkel veel, aga nagunii nägi ta seda ju prohvetlikult ette juba, mis saab olema. Sest tegelikult ju maailma loomisel juba Jeesus Kristus on risti löödud. Kui te nagu seda aega ja ruumi ja Jumalast asju kokku panete. See ei ole mitte see ainult 2000 tagune aeg. Nii et sellepärast ka täna ära mõtle ühtegi vaimulikku mõtet, mida sa täna saavutaksid. Kui see, mida pole 2000 aastat tagasi rist juba saavutanud. Seda on huvitav mõelda. Või nagu meil oli siin just hiljuti oli ristimine ja seal ikka meenub nagu, kuidas vahel inimesed ütlevad, ma olen kuulnud vahel neid ütlusi, et seal ühes jões, kus kunagi oli ristimine, siis pastor ütleb ka, ja nüüd te lähete jõkke sisse ja nüüd te lasete kõik oma patud selles jõe vees või voolus ära pesta. Siis mõtled, oot, kas asjad käivad niimoodi või? Kas see jõgi peseb nende patud maha või? See aru saamine neile. No väljendatakse, võib-olla ta mõtles õieti, ma ei tea, aga väljendatakse vahel asja väga imelikult. Nagu see vesi peseks ära. Ei, seda tegi juba rist 2000 aastat tagasi. Me lähme nüüd andma tunnistust tõe kohta, mis seal sündis. Mitte jõe vesi ei tee enam seda. Aga niimoodi me inimesed oleme on ju vahel. Me ei mõtle asja sisu, sest meie elu tsentrum ei ole rist. On ju, ristist on see vägi lähtunud. Rist muutis kõik, mis oli muudetav, et ei oleks võimalik enam muuta seda, kes on nüüd saanud tema poolt muudetud. Kõigutatakse nii kaua, kui veel midagi on kõigutatav või raputatakse nii kaua, kui on veel midagi raputatav. On päev, mil ei ole võimalik enam raputada. See, kui me ei oleme ära tundnud, kes on Kristus. Minu elu ongi temast, tema elu ongi minus. Nii nagu tema on, olengi mina selles maailmas. Kuhu teda on ülendatud, olen ka mina ülendatud.
sest see paralleel jookseb, minu Jeesus, ma ei saa lahus olla enam temast. Ma ei saa tegutseda lahus temast, või seda midagi esile tuua ilma temata, sest kõike, mida teeb ju lõpuks tema minu elu kaudu. Et meiegi oleksime austatud ühes temaga selle au sees, kuhu Jumal on meid asetanud Kristuses, on ju. See Kolossa 3.3 ütleb selle kohta, et meie oleme ju surnud ja meie elu on ju varjul Kristusega, koos temaga Jumalas. Et kui see ilmsiks tuleb Kristus ilmsiks. Halleluja. Nii et me näeme üksteises Kristuseid. Tänu Jumalale. Nii et seda vaadata ja siis mida mul on arvata Kristuse kohta. Aga kas ma mõtlen niimoodi vahel, ega vist võib olla. Kristus on hinge. Noh. Ja seal on öeldud, ja ta ei saanudki palju midagi teha, sest arvati, et ta on puussepp, on ju. Puusseppa käest saad puusseppa asju. Jama on see, kui see rohkemat ei näe. Vaata, see piirab selle ära. Ja inimlikkus ongi nii piiratud. Kuidas sa tunned Kristust? Elava Jumala pojana, kõik on ees avatud. Nii et tänu Jumalale, Jumal on teinud need asjad, kuidas ütelda, niivõrd lihtsaks meie jaoks. Ainult see meie uskmatus on see, mis teeb asjad keeruliseks. Ja vahel kuuled mõnda vastsündinud Jumala last, vaatad kõrvalt, oi kui lihtsalt ta usub, oi kui lihtsalt ta toimib või käitub. Siis mõtled, Jeesus on veel lihtsam. On ju, sest suhte baasil ta tegutsebki. Suhte baasil ta tunnistab, suhte baasil ta räägib, on ju, suhte baasil ta võtab asju vastu oma ellu ja niimoodi elu käibki. Nii et selle poolest on huvitav küll, et vend ei õpeta enam venda uue lepingu ajastu. Tunne issandat. Nad kõik tunnevad mind sellepärast, et nad on nüüd tema enda vaimust, kelle tema meisse on pannud, oleme meie päästetud ja tema vaim juhib meid kõige tõe sees. Ja ei ole vajadust enam vend õpetaks venda. Ometigi õpetus käib, õpetajad peavad olema, kuidas ta ütleb, seniks kuniks me jõuame ühisel usule Jumala poja tundmisele. Seniks kuniks. See ei ole lõppeesmärk. See on seniks kuniks. Nimetab ise Kristust. Ja kui me oleme suhtestunud Kristusega, siis on asi paigas. Siis on funktsioon toimib, on ju. Aga seniks kuniks. Tänu Jumalale kõigi nende abivahetite eest, kõigi teenistuste eest. Nii et need viiene teenistus ja selle kohta, kuidas öeldakse, need on kõik äärmiselt head ja kasulikud. Sest see peab meid kõik viima ühise Jumala poja tundmise just. Jah, see tunnetades ära selle ühise osa, kes me oleme Kristuse ihus. Tänu Jumalale. Aga see viiene on ju ka ju kõik meie sisse. Tegelikult viiene on ka meis. See kõik peab meis ja ärme seda ka arva. Ma saan aru, õpetatakse küll, et sina oled õpetaja, sina oled evangelist, Ei saa neid asju niimoodi võtta. Okei, kui ta ka välja paistab. Ühel päeval sa võid olla õpetaja teenistuses, teine päev võid olla evangelisti teenistuses või mis iganes, tervendusametis. Sa võid olla igal pool niimoodi, kord siin vastavalt Jumala vaimu olukorrale, vajadusele, keskkonnale, kus sa oled sa tema käes kasutatav. Põhiline, et ei piira. Ja me ei tohiks piirata millegiga. Nagu ei tohiks olla rohkem kui üks. Võib-olla on 4, võib-olla on 5. See on nagu see talendimees, ühe talendimees, nagu see lugu. Jah, ei. Tema on tegelikult oma püha vaimu välja valanud meie sisse, ta ütleb ju seda, kuidas ta ütleb, vaimu on ta välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega. Kui tema vaim on meie sees, siis tea seda, Jumala vaimus on kõik ametid ja kõik teenistused. Ei ole piiranguid. Ei ole piiranguid, seal ei ole tingimusi, seal ei ole ette seatud sel juhul kui, või aga ja mis iganes need sidesõnad on eesti keeles. Et seal ei ole tingimusi, vaid seal on tema ise. Nii et ta võtab enda omast ja jagab nüüd neile, kes seda vajavad. Ja mina ka ei tea, kuidas. Või mis, kellegi südamesse hüppab võib-olla minu seest sinu sisse või läheb sõna ja kes selle kinni püüab, on eluks sellele. Kõik punkt. Teine ei võta vastu, mida teha, mida ikka teha. On ju? See on päris huvitav elu. Me elame vaimse reaalsuse keskel ja vaimset me kannamegi tegelikult nii kui see ahelreaktsioon, mis peab täitma kogu maa.
et Jumala tundmine täidab kõike maad. Kui me oleme juhitavad tema poolt, siis on ka tema see, kes on tegija. Meil ei ole vastutust sellega, mida meie, vaid alati on küsimus, mida tema. Just. Nii et sa oled tema omand, kelle tema on võtnud ja ta kasutab sind sellena, lihtsalt kellena tema sind on loonud. Ja siis on, mis on minu vennale mulle öelda või sulle öelda. Jälle halleluuja, halleluuja. Teate, kui lapsed on vabad, lastel on mõnus elu. Tead lihtsalt selline nauding, on ju. Nii kui noorem poeg tuleb koju, pidu, sõrmust, mis iganes seal, rüüselga, kõik see, kingad jalga, pidu, toidud, nuumvasikad. Noh, vanem vend ütleb küll, ma pole mitte sikkugi saanud ja eluaeg kasvatanud nuumvasikeid nüüd selle noorema venna jaoks või. No ei mahu sisse ära, tead. On ju ikka keeruline. Vaat see inimlik mõttekäik jookseb sisse, see tegude tasand tuleb mängu. Ja kohe umbsõlmes kõik nagu. Jumal, päästa mind sellest umbsõlmest. Et ma mõistaksin ja mõtleksin läbi sinu, kes sa oled tegija ja asjade esile tooja. Ainult sinult tuleb mulle see, mida ma täna tegelikult vajan. Ja isegi ma ei tea ju seda, mida ma tegelikult vajan. Me elame iga elupäeva, elame ju temas. Ja nii õnnistatud seisundis, kui me täna oleme. Nii et kõik on, ma ütleks, kõik on meil väga selles mõistes halleluuja. Vaadake, kui, no mis iganes võtta see, mäletate see noormees, kes tuleb Jeesuse juurde ka. Kui te mõtlete nagu, et mida ma peaksin tegema, ta küsib. On ju niivõrd, jah, mida ma peaksin tegema, sest mäletate, vahetult selle loo eel on see, kui ta näeb, kuidas Jeesus õnnistab lapsi ja kuidas lapsed saavad õnnistatud. Ja miks ta tuleb selle küsimusega, olete mõelnud? Ta näeb oma head elu. Jeesus küsib, aga sa ju käsud tead. Ja tean küll. Ma ei ole, nagu ütelda, kunagi ju sellest käsust üle astunud. No ta ei ole ju, Jeesus ei ole ka selle kohta midagi öelnud. Tubli pidaja, pea edasi, jätka edasi, on ju. Jumala lepingu aeg, lunastust veel ei ole ja kõik see olukord nagu oligi selline, on ju. Ja siis ta küsis, aga mida ma veel pean tegema? Aga mul ei ole seda, mida lapsed praegu said. Nüüd sa vaatad pealt, ühed saavad taeva kingituse. Mina on nii tubli inimene ja ei ole. Mis sa tahad teha? See ei ole ju võrdsus ja vendlus ja õigus. Inimene on ju õigsuse taganõudja. Kas ei ole vahel see, nagu ei tekita sellist trotsi inimese, no lihaliku inimese sees? Kõik inimesed peavad olema ju võrdsed. Või noh, sa loed ju isegi seal sellest apostlitegude alguses ka, et kõik vara nad müüsid ära ja jagasid kõik vaestele ja ei olnud ühtegi vaest nende keskel ja kõik olid, kuidas öelda, vastatud, lahendatud, kõik asjad said kõik korda nende keskel, kõik läks nagu paika. Ja nüüd sa vaatad pealt seal ja nemad on õnnistatud ilma midagi tegemata ja mina siin pean käsku, elan püha elu ja ei ole seda, mis mul peaks nii-öelda olema. Et see peaks meid ka täna kõnetama. Kuidas sa omad seda, mida sa täna omad? Kas sa midagi saad pidada üldse oma teeneks? Kõik on ainult armustusu läbi. Taeva kingitus. Ja sind ja mind on kutsutud nüüd seda rõõmusõnumit jagama. Jumal armastab sind. Kui suure õnnistuse osaliseks on Jumal teinud iga oma päästetud lapse. Ja siis mäletate, seal loos tuleb veel välja ka see teema, et kes võib üldse siis päästetud saada. Ja seal öeldaksegi, ja inimesele on see võimatu. Inimesed seda ei saa. Nüüd on küsimus, kes selle vastu, vaata, mis on hea uudis, kõlab kohe nüüd rõõmusõnumina, et Jeesus on ju kõikide eest surnud. Jeesus on ju kõik lõpetanud enda poolt, millega inimene hakkama ei saanud. Nüüd kingitus on ju välja jagatud kõigile. Nii paljud, kui kes seda vastu võtsid. No usk võtab ju vastu, on ju. Usk haarab kinni. Usk võtab vastu. Ja nüüd see on minu oma. Ja siis tekib küsimus, no kes siis üldse saab? Ja nüüd öeldaksegi, inimeste käes on see võimatu. Ja kõik, mida me välja tahame Jumalalegi tuua inimese poolseid asju,
võimatu. Ära tegele sellega. See ei toimi. Mis ta ütleb veel huvitavalt, ütleb ju see 2 Korintuse, mis ta on seal 3. peatükis, seal kuskil 6-7 salm ütleb ju seal, et ja tema on teinud meid võimeliseks olema uue lepingu kaaslased. Võime on tulnud temalt, meil ei ole mitte midagi. No ma mõtlen inimese lähtest jälle on ju. Aga nüüd see on minu sees, millest mul kiidelda, ainult temast. tema ise see võimekus. Jah, see tulebki temalt, kes on teinud meid võimeliseks olema nüüd uue lepingu kaaslased Kristusele. Lepingu kaaslased, kus Kristus on ise lepingu tegija või see lepingu tugevam pool, kes on selle lepingu nii-öelda ise oma verega ära fikseerinud. Nii et see verega fikseeritud asi tähendab, iga tema tõotus on jah ja aamen sinu elus ja sinu jaoks. Mitte miski ei ole määratud sinust mööda minema, vaid kõik on läbima sind. Nii et see lihtsalt on halleluuja. Ma võin selle korra selle lahti teha. See on 6. salm ikka, jah. 3.6, 2 Korintuse 3.6. Et kus ta ütleb seda, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut ja mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut. Vaata, nüüd on asjad ja tasand on kõik see, mida sa omad Jumalalt vaimu läbi. Ei ole enam see kirjatähe asi, et mida mina saan sellele ette kirjutatule, mis oli kivisse kirjutatud, mida mina sellele vastata saan ja kui tubli mina saan temale nüüd või olla või mida ma saaks teha või anda talle. Ma ei saa enam midagi talle anda, see kõik on tema oma ju. Lihtsalt naudi, võta vastu, naudi, ela. Mulle meeldib, Taavet ütleb ka, sinu omast me oleme sulle andnud. Tänu Jumalale. Ma üks päev kuulasin seda Moskva seal koguduse, Slava Boži koguduse pastorit. See Ilja Fjodorov, üks vend, ütles ka seal, et huvitavalt, et finantside koha pealt ütles, näe, Jumal, ta tõi seal näiteks nagu, et Jumal on, päästis ühe multimiljardäri ja pani meie kogudusse, et meie kogudust varustada. Ütles, tal miljarditest puudust ei ole. No saad aru, et siin ta just jutuks tuli seal, et nad just järgmine päev pidid saama mingid toolid kätte ja nad pidid kõik omal uue sisustuse saama. Aga neil on tarvis ka uut kirikut ehitada. No kogudus on suur, Moskva, kujutad ette rahvamass ja kõik seal, aga see on nii vahva. Aga näe, Jumal päästis nüüd ühe multimiljardäri. Ja kui sa mõtled, see mõni miljard ja kirik valmis. Nii et tänu Jumalale, nii et Jumal korraldab asju ja ma vaatasin seal selle juures ka, see oli ka vahva, kuidas see Pogaljubiva ja seal koguduses ka seal, kui ta ütles, et nüüd me paneme kokku korjanduse selle piiblikooli selleks ehituseks. No ta ütles, et kes tahab osta ühte akent või 2 ust või luges seal ette, mida keegi tahab seal finantsiliselt toetada. Ja siis seal, kui ta selle välja oli käinud, selle esimest korda paistis, et ta tegi üldse päevavalgele selle. Ja siis üks nagu vene keelt, väikse aktsendiga vene keelt kõnelev mees tuli ette. Tema ütles, tuli sinna ette, ütles, mina tahan tunnistust anda. Ma ei tea, mis ta ütles, mina annan, mis oli 500 000 seda eurot. Selle esimest päeva räägitakse, mida Jumal on ilmutanud asjas ja kohe reageerivad. Jaa, ei tore. Ta pidi kuulma Jumalat ja pidi olema seda vabat, mida ta saab kohe välja käia. Sest küsimus, Jumal kõnetab sind. Me teeme selle asja vahel inimlikuks, et natukene või midagi või. Aga kohe sellise jutu peale, kohe selline reaktsioon kohe tuleb välja. Siis mõtled, jaa, Jumal pidi talle rääkima. Lihtsalt see on elu. Teate, see on elu, aga elu voolab läbi meie. Ja sellepärast ära ole kunagi mures, mida sul ei ole. Mõista seda ütlust. Mida ei näi olevat. No ja võib ka nii öelda. Sest et inimesed muretsevad, ma ei ole see ja ma ei ole taoline nagu tema on ja ei ära nende asjade pärast muret tunne. Need on nagu tühjad sõnad on ju.
parem mõtle sellele, mida Jeesus on sulle andnud. ja Kelleks Jeesus sinu elus on. milleks ta võimeline on. ja kui tema täna ütleb näiteks, et kui sa oled mures mingi, ma ei tea, mingi patujamaga, siis kui Jumal ütleb, tema ei arvesta enam meie patte. Loomus on läinud, mis pattudest me enam räägime. Ja kui me pattudest edasi räägime, siis me räägime millegist täitsa sirgelt mööda kuskilt. Siis loomus toodab ju patte. Loomus on lõpetatud, tehas on lõpetatud, patud on lõpetatud. Jumal on tulnud esile, meid õigeks teinud. Ja siis jälle keegi kristlane küsib selle peale huvitavalt, et oota, kas sa siis enam pattu ei teegi? Oi, aga sellest pole üldse juttu olnudki ju. Tähendab, me ei saa üldse asjast aru, millest juttu. ei saa aru. Me räägime usuõigusest, on ju. Nii nagu Rooma 4 ütleb ka, Kristuse õigus on sinu ja minu õigus. Aga me ei saa sellest üldse arugi. Me möödame mingid tegud ja tasandid, aga siis ma enam ei eksigi. Oot, sellest juttu ei olnud ju. Meie vaim on ju saanud õigeks. Me oleme õiged oma sünnilt, kes meid on sünnitanud. Muidu oleks ju Jeesus pattu tegija. Kui me räägime edasi, et kuidas me pattu teeme. Aga me saime vaim inimesteks. Nüüd meil on see uut lepingut teenitakse vaimu uues olemises, mitte enam kirjatähe nendes korraldustes. Ei ole enam leping. Leping on nüüd vaimu uues olemises. Seal ei ole enam süüd, seal ei ole hukkamõistu, seal ei ole pattu, vaid seal on vaimu olemine tema endaga, üks olemine. See on eluvaimu korraldus. See ei ole enam patu ja nende loetelugu tegemist. See on nüüd, mida tema vaimu uue olemisega, selle korraldusega meie elus korraldab. Halleluuja. Ma ei tea, see. Kiitus Jeesus. Halleluuja. Võib-olla mõnd paneb see sügavalt mõtlema võib-olla, et see patu jutt või selline, et nüüd ei ole enam patte. Jumal ju ei tea sellest enam midagi. Mõtle nüüd Jumala lapse seisundit. Tegelikult, me räägime Jumala lapsest. Tegelikult maailmal ka pole neid. Tegelikult ei ole jah. Kõigi eest on ju lunastus. Kõik Kristus tõusis üles. Kõik, Jumal tõmbas ju kõik Kristusesse. Kogu inimkonna. Pole öeldud, et uskujad tõmmati. Kõik tõmmati. Kogu inimkond oli Kristuses. Kui Jumal lepitab maailma iseendaga, ega ei ole pannud neile nüüd üleastumisi. Ja nüüd ta on pannud sellepärast meie sisse selle lepitussõna ehk rõõmu evangeeliumi. Minna ja rääkida ja vabastada rõõmu sõnu. Nii et kõike, mida tema on teinud, on täna maksev. Mitte see, mida sina ja mina. On ju jälle need lood, mida me räägime, see vanema poja lugu või selle rikka noormehe lugu või räägime jälle neid lugusid, mida sina inimene. See ei tööta enam. Halleluuja. Halleluuja. Tema elu. Ma mõtlen uue lepingu koha pealt ka, et seda uut lepingut üldse me peame nägema või kuidas selle kohta öelda, me peame seda õppima vaimus lugema. Püha vaim näitab tegelikult seda, mis nüüd on toimiv uue lepingu ajal ja mis oli siis, kui kirjutati piibel vana lepingu ajal. Ma olen vahel möödunud nende inimeste kohta, kes ütlevad, aga mina siiski usun täpselt nii, nagu kiri ütleb. Ma ütlen, jõudu tööle, aga ega töö tundmine ei tule enne kohale. Nagu kirjutatud on. Aga mida sa mõtled, mis kirjutatud on? Või mina usun piiblit kaanest kaaneni. No mida sa usud seal? Sa pead nägema seda, see on vaimu nägemiseks antud. Sellega tuleb seista, sellega tuleb elada, sellega tuleb olla ja selle seest peab tulema nägemine. Nii nagu Paulus ütleb, mida ma poleks saanud issandalt ilmutuse kaudu. See ilmutati talle ja ta ütles, selle ma olen nüüd teile edasi andnud, mida mulle ilmutati. Mõistate, kõik, mis on seotud täna Kristusega, on tegelikult ilmutus. Nii et sa oled nii õnnistatu, kui sa täna oled selle läbi, mida sulle Kristus on ilmutanud. Ja et ta saaks ilmutada, peab olema see keskkond, kus ta saab seda esile tuua. Esile seda sõna vabastada. Nii et tegelikult see kõik on meile liiga lähedal, et minna sellele järgi. Kui oleme seal sees ammu juba. Sa sündisid selle sisse. Ma võin ühe küsimuse selle ilmutuse kohta küsida, et vaata, me siin näeme ja kuuleme ilmutusi väga erinevaid.
seinast seina, mis tegelikult nagu ei lähe tema lõpetatud tööga kokku. Täpselt. Aga need on ka ilmutused ja need on ka need, kes usuvad temasse. Usuvadki, et see on Jumala antud. Jah. Kas korrigeerimiseks või milleks, aga mulle vahetevahel tundub küll see, et väga kummaline. On küll, jah. Ma olen samast asja mõelnud. Kas see ei või olla teine vaimle sinna? Just, religiooni vaim. Religiooni vaim. Üks asi on, seal võib olla religiooni vaim ja paljud sõnumid võivad sündida ka sellest nii-öelda teisest taevasfäärist siia, mitte kolmandast Jumala taevast. Jumala laps kõik ju, kui ta on Jumala laps, aga ta on ütleme käsu ja nende alles, ta kogu see räägib, et Jumal ju näitas, Jumal räägib. Jah, täpselt. Minu see möödupuu või see latt, kus ütleme, minul on nagu elus seatud, on alati kooskõla üles tõusnud issandaga. Sealt hakkab see selg. Kõik hakkab sealt lähtuma, sealt lähtub kõik. Meie seisund, näiteks kui keegi tuleb, hakkab rääkima, näiteks profeteerima sinu liha üle. Mul on esimene küsimus, vabandust, kus sa elad? Meie elame taevases seisundis isa paremal käel, kus on täna Kristus, seal on ka täna kogudus. Meie elame Kristuse Jeesuse olemise sees. Kui sina räägid liha tasandist, palun väga, kust see pärineb? Jah, kurat, see on poole. Sest Vanas Testamentis näiteks, kui palju sa näed, et keegi ütleb, et saatan ilmutas või saatan rääkis. Kõik oli, tuli ta kuskilt valest. Mis iganes tuli. Kõik oli Jumal. Jehova ütles, Jehova tegi, Jehova oli. Kõik on Jehova. Ei olnud teist arusaamist üldse. Nägemine tuleb ja see järsku ongi nagu Kristus. Ja praegu on täpselt sama. Aga inimene on nii nõrk, et ta on nii kergelt informatsioonile nagu toetu või ta võtab vastu informatsiooni. Aga ongi kellesse tuleb. Aga siin, kui inimene ütleb, mina usun, nagu on kirjutatud, see kõlab väga vaimulikult. Pange tähele, selle sees tuleb midagi ära mõista. Mismoodi sa saad uskuda kirjutatud ilma vaimu ilmutuseta? Kas sul on üldse õigus seda uskuda? Sellepärast ju need mitukümmend tuhat erinevat usulahku maa peal on ju. Kõik ju usuvad kannest kaaneni. Ja see 40 000 ja arvatakse jah umbes nii neid tohutult. Ja tuleb aina juurde. Ja kõik võtavad on õige. Ja kõigil on õigus ja kõik nii edasi. Aga tihti nad ei klapi üksteise kokku, sest rõhuasetused on. Igal inimesel on oma arusaam. Ja väikesed erinevused. Pole katki midagi. Küll selleks on aeg, Jumala armu ilmutus ja Jumala arm. Võtta keegi just üks päev, ma kuulsin kedagi, kes selle esile tõi, ta ütles ka, et ta kogu südamest usub, et viimaste päevade suurim ilmutus, mis üldse olla saab, on see, et Jumala arm on osaks saanud kogu inimkonna. See lööb nüüd kõik piirid ja katted ja barjäärid, kõik purustab. Nüüd ei ole enam see, ma kummardan ainult seda, mis siin on kirjas. Vabandust, ma ei kummarda piiblit. Meil ei ole õigust piiblit kummardada. Küll, et ta ütleb, katsuge kõike läbi, mida teile räägitakse, mida teile antakse. Oota, kuidas? Nimelt selle läbi ju, mida sulle vaim on ilmutanud. Kas mina katsun kirjatähte kirjatähega? Tulge mõistus juurde. Kainenege, mõelge natuke. Ja teine ütleb, aga kirjutatud ju on. No ja siis, et kirjutatud. Teist kohas on vastapidist kirjutatud. Täpselt vastapidist. Jah, saate aru, kõike, aga see just nimelt, kui meil on täna ajastu ja seisund, kus me täna elame, üles tõusnud issand valitsemas meie tema sees ja meie esile toomas nüüd teda üles tõusnuna. Ja võt siin on nüüd, peaks kogu aeg ütlema, me arvame ikka liiga vähe veel. Need just nimelt, kes aru ei saa, ütlevad, sa arvad liiga palju ennast. Ei, liiga vähe. Vaat kui sa näed seda nüüd, aga seda on vaja näha. Sest usk, ta ütleb ju, sellel ei ole enam mitte midagi võimatut. Ta on küsimus, kelle elus elab tema. Sest tema tahe, tema elu tahab kogu aeg vabaneda meist esile tulla. Meil on ju olemine tema endaga. Elu tema endaga. Me tahaksime kõik öelda, ei, mina ei tee seda, Jeesus teeb seda. Ei, mina ei ole keegi, Jeesus on ikka kõik.
no aga sina ja Jeesus, lahutage ära. See on üks olemine. Sa ei saa seda lahutada. Kui tema on väeline, oled sina väeline. Kui tema on rikas, oled sina rikas. Kui tema terve, oled mina terve. Halleluuja. Nii nagu tema, nii oleme meie. Sest me oleme tema luuja, see mis äri see luuja. Kuidas on öeldud luuja? Luuja, mida ta ütleb, et meie oleme tema luu? Tema iku ja luu. Luu tema luust ja liha tema lihast. Ma ei mäleta kuidagi, meie oleme tema luu. Ta ütleb jah. Jah. No nii on. Nii nagu me oleme tema ihu. Reaalselt. Siin maa peal. Täpselt nii. Nii et Jumalas olevad uudised on ainult head uudised. Armsad. Need on alati parimad uudised. Need on alati sellised vau-efektiga. Ja mõtle, mind on tehtud osaliseks selles. Ja sa ei pääse sellest. Sa ei saa seda maha jätta. Sa ei saa midagi ette võtta. Ja nii nagu Jumal on sinust mida arvanud, seda ta arvab ja tema arvamus ei muutu. Sel päeval, kui ta sind päästis, mida ta sulle teada andis? Oma armastuse. Ja see oligi tema asumine sinusse ja minusse. No ma saan aru Efesuse kogudusele, seal ta küsib, kuhu te olete pannud selle esimese armastuse. Tähendab, mis väljavahetus, mis kaupa te olete teinud, milliseid kompromisse te olete seal loonud või mis seal kaubaks läinud. Sest keegi on see, kes tahab seda teha, on ju hingevaenlane saatan. Kes tahab seda, et me ei käiks selles, me ei elaks selle sees. Aga teate, need on kõik nii head asjad. Nii head asjad. Et jah, ma tean, et need on väga suured, see on omaette temaatika või millest võib omaette rääkida on tõesti see, et ma tean seda, ma näen seda, ma kuulen, nagu ütleme seal YouTube'is neid saateid ja eriti selles venekeelses temaatikas, kus on seal nii palju arutelusid käib, kuidas ühed raiuvad, siin on kirjutatud nii, teised siin on kirjutatud nii, siin kuulates neid debatte, su silmaring küll laieneb. Aga kogu aeg on üks küsimus, mida vaim ilmutab. Kas see on vaimustand? Ja kui seda ei ole, me võime kirjad tähtedega jäädagi arveldama. Sellel ei ole mõtet. See on kasutu. See ei anna elu. See ei tooda kellelegi elu. Aga kui see, mis vaim on andnud, mõistate? Sest vaimu mõtteviis on elu ja rahu. Nii et siis sa ei pea vaidlema, siis sa ei pea tõestama ennast, vaid sa oled tema armastuses see, kelleks tema sind on sünnitanud. Nii et lapsed on vabad, halleluuja. Lapsed elavad oma isa mõttelaadis, nii nagu on isal, on lastel. Sest lapsed peavad ju kandma edasi isa. Nii et kui sa oled poeg, oled sa pärija, oleme vastuvõtjad, oleme edasiandjad. Nii et meie ei loo iseeneses midagi kui seda, mida Jumala vaim poleks meile ilmutanud. Tegelikult asi on väga hea, on ju. Väga lihtne oma loomult. Nii et Jumalaga on iga päev on uus, iga hetk on uus, iga olukord on erakordne. Kordusi Jumalal ei ole. Kui nagu korrata neid mõtteid üle, nii nagu ta on meid sünnitanud ja nii nagu ta on meie ellu rääkinud, Jumal ei ole ümber muutnud asju. Ja kui keegi vahepeal arvas, et ta langes ära, siis ma ei tea, kust kohast, kus ta oli. Kus ta oli olnud ja mis ta siis leidnud oli ja mis siis üldse sündinud oli. Sest olemisse sind on toodud. Vaat seda ära mõista. Üks olemisse tema endaga. See ei ole vahetatav, see ei ole muudetav. Mida Jumal on teinud üks kord, seda ta on teinud igaveseks. Inimene võib oma hinges ära kaotada igasuguse orientatsiooni ja nägemise ja need on teised teemad. Aga ta ei kaota seda, mida Jumal on temast teinud. Selle vaimuga just nimelt, ma nimetan vaimu uueks olemiseks loonud. See on pöördumatu, see on igavene. Nii et sa ei saa midagi teha ka selleks, et Jumalale rohkem meeldida on ju, vabasta kõigest oma pingutustest, lihtsalt lõdvestu ja ole temaga, keda lihtsalt tema armastab. Ja mina võin öelda, mina armastan vaid ainult nii palju Jumalat, kui palju ma olen maitsnud tema armastust. Ei vähem ega rohkem. Nii et nii palju ma usun, kui palju tema mulle oma sõnani ilmutanud on. Nii palju, kui ma olen osaks saanud temast, nii palju ma saan temast uskuda. Mul ei ole rohkem usku. Ja nii vahva on kuulata neid ka, kes räägivad
kes on nagu minu mõistmisest kaugemale jõudnud ja ma jälle ütlen halleluuja, nad on väga põnevatel maadel, ma varsti jõuan ka järgi, ma ei saa veel aru, kus nad on. Olete vahel kogenud seda kuulates kedagi? Keegi liigub juba kuskil ja mina ei hooma ala, kus ta liigub. Ma vahva on kuulata neid, mis neil on ilmutatud. Nii et oleme sellised hästi avarad kuidagi. Näljased ja avarad selle järgi, et kogu aeg parematele, noorematele rohumaadele, kus tema on karjane, kus tema hoiab, tema valvab oma karja üle, et ükski hunt ei tule ja midagi nahka ei pane. No seda ei ole võimalik. Meid, vaata see, olete möödunud, ma loen selle korra võib-olla selle üks päev seda lugedes, see väga köitis mind Rooma sellest 8. peatükist. Siit ma loen seda 2 salmi. Siin ütleb nii vahvalt, et see just mind köitis väga, kui ma seda lugesin. Paulus ütleb, sest ma olen veendunud. Mis salm on? 38, 39. 8, 38, 39. Mitte miski rõhutab. Sest ma olen veendunud, ma küsin nüüd sinu ja minu käest, millest mina olen veendunud. Paulus oli millegis veendunud. Ja nüüd tuleb uurida. Paulus, need olid sinu nägemused. Paulus, need olid sinu kogemused. Paulus, see oli see, ütleme, ajastu ja kui sa kõndisid siin maa peal ja käisid koos Jumalaga, milles sa siis nii veendunud oled? Et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodus suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses meie issandast. Nii, ent Paulus, kuidas on lood? Sa oled veendunud selles. Nüüd ütle, milline asi, sinu elu võitlust või ala. Mis saaksid kõigutada. Jah, paneks praegu paati kõigutama su elus. Mis on, ta ütleb, tulevased. No mis iganes tuleb. Või mis asjad on toimunud. Ta ütleb, ma olen selles veendunud. Jumala armastusest ei saa lahutada, kes see Jumala armastus ongi, see ongi see uus loodu, uus sünd sinu sees, kellena ta on tulnud sinusse, minusse elama. Seda ei saa kõigutada enam. Ma tean, et ma tean. Punkt. See ei kuulu enam arveldamisele või arutlemisele. Kas ja kuidas ja mismoodi ja kui kauaks ja kui kauaks mina mõtlen või Jumal mõtleb või ma ei tea, mis iganes. Vaid Paulus ütleb, ma olen veendunud, et ei surm ega elu ja nii edasi. Kes iganes ei saa tulla vahele sellele elule, kuidas me oleme Jumalaga ühte pandud. Ja see on nüüd Kristuses, võid nii sees, Jeesuses, halleluuja. Teate, see on pidu, see on pidusse tulek, pidus olek, pidus elu, kogu aeg üks pidu. Rõõmu tundmine temast, halleluuja. Nii et lihtsalt tahtsin meid julgustada sellega, kui kindel on see, mida Jumal on meile teatanud. Sa ei saa enam võtta, nagu seda ütleme mis Vana Testamendi ajal oli, kus inimesed ei olnud päästetud ja nad ei olnud uus loodud ja nende olukord ja sõnumid, mis neile tulid, need tuleb kõik täna tõlkida uuesti sünnikeelde, üles tõusmise väesse, kus meid on pandud elama. Üks ühele sa ei saa neid asju enam võtta, sest ajastu ei ole enam endine. Ajast on muutunud, Jumal on seesama, jah. Leping on ka muutunud. Leping on ka uus, muidugi. Ja kõik, ma võiks öelda, lepinguga muutus kõik, ütles preestri seisus muutus, templi teenistus muutus, on ju. Kõik on sellega muutunud. Jeesusest sai igavesti ülem preester Melkisedeki korra järele, on ju. Igavesti. Mitte enam Aaroni preestri teenistus, mis oli ajutine. No ometi seal ütleb ka igavene teis kohas. Vanas lepingus ütleb ka, et see oli igavene teenistus. Igaveste aegade teenistus. Tegelikult selleks ajastuks, mis oli vana lepingu aeg. Selleks ajastuks. Aga ta lõppes.
algas uus Jeesuse ajastu ja nüüd, mis on Jeesusega ja tema verega kinnitatud, teate, seal me oleme ja seal ei liiguta ega kõiguta meid mitte miski. Kõikugu paat või tulgu tormid või lahkugu Jeesuse järelt siit poolt 1000 ja teist poolt 10 000, kuidas Mooses laulus seal ütleb, või mis sündmused ka meie pealt üle ei käiks. Meid ei saa kõigutada enam see, sest see, mida Jumal on teinud, mida tema on ühte pannud, on üks tema endaga. Nii et olgem julgustatud, mõelgem vaid temale, kes katmatu palgega teda vaatlevad, kõik katted on maas, vaatlevad teda, neid muudetakse samasuguseks, nagu tema on. Kõik toimub Jumala vaimu valguses. Nii nagu ma teda näen, nii mina olen. Nagu tema ennast ilmutab, nii minu elus see ka toimiv tegev on. Nii et kõik on halleluuja. Võiks öelda lõpp hea, kõik hea. Jeesus ütles, minu poolt on nüüd minu töö tehtud, minu asi on lõpetatud, nüüd on teie algus see, mida mina lõpetasin. See ongi Kristus, on ju? Ja tema täiusest me oleme siis kõike saanud. Ma ei tea, mis tunded on, aga igatahes sa oled väga täiuslik. Loomus on täiuslik. Ma ei räägi inimtäiusest, ma räägin tema täiusest, uue loodu täiusest, kus ta on kõik vaheseinad maha kiskunud, kõik üheks teinud ja pannud enese uue loodu kõikide asjade möödmaks. Halleluuja. On vapustav, on ju, et meil on seesugune isa, seesugune vend ja tema on meie esikvend. Tema pärand on sinu pärand. Tema tehtu on sinu tehtu. Tema saatus, võiks öelda, mida tema korda saatis, on nüüd sinu ja minu saatus. Tema tõttu me pärimegi. Halleluuja. Nii et kõik on vahva. Halleluuja. Nii et kas oleme palves veel? Täname koos Jumalat. Avatuses Jumalale, tänus Jumalale tehtu eest, lahenduste eest. Isa, me täname, et meie rööm on täna sinus. Meie elu on täna sinus. Meie julgus on täna sinus. Meie tervis on täna sinus. Kõik, millega sa meid oled õnnistanud. Ma tänan, et me oleme õnnistatud.